ma arvan, hirmuga on lihtne, ma olen hirmuga teinud niimoodi, et mida iganes ma kardan, siis seda ma olen läinud tegema. Sina jälle mingis paljajalu nõiarollis, ja seal oli ka väga äge, ma sain seal Šoti mägiveise seljas istuda ja ratsutada ja suurt 10 last korraga sünnitada ja minu suurim see elu usaldamise katsumus oli meie esimese aasta lõpus, kui me järsku saime teada, seal olid mööda rääkimised, et me peame kogu oma selle maa, mille me nii-öelda rendile võtsime, mida me nagu jupikaupa maksame, ikkagi aasta lõpuks ära tasuma ja mul oli umbes 6 päeva aega leida kusagilt 24 000 eurot. Kui ma suudaksin praegu iga päev 1 tunni mediteerida, siis ma arvan, see pakuks mulle palju suuremat uhkust kui mingisugune Hollywoodi seriaal. Kogemustest minu enda elu katsete põhjal ütleb, et kui teed seda, mida nagu elu juhatab ja mida enda see seesmine kõige tugevam tunne ütleb, siis against all odds nagu kuidagi kõik nagu alati läheb. Mismoodi alustasid, mismoodi elad, mismoodi kannad ja mismoodi tuleb sellest kõigest kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mismoodi. Tšau! Tänase saate külaline on üks ütlemata õrn, aga tugev naine, näitleja ja DJ, kes särab nii Netflixis kui Hollywoodis, parandab oma tegevusega suisa maailma, aga seda kõike teeb ta loodust hoides ja jäädes ise samal ajal 2 jalaga maa peale. Tere tulemast saatesse, Enessi Smith. Tere, väga ilus sissejuhatus, aitäh. Mis sa tunned, mis sa tundsid, kui ma selliseid sõnu ütlesin? Vist on... Olen hea mulje jätnud vähemalt siis enda jaoks kõlasid üsna ilusad väärtused. Jah, ma arvan ka. Siuke vaata on mingi tunne tekib, on ju. Sellise tunde sa tekitasid. Eks me täna saame teada, kas see tunne siis on õige või mis me siia lisama peaksime, on ju. Kuidas sa suvi läinud on üldse? Suvi nüüd saab läbi, sügis on ukse ees, mis tunded on? Jah, täitsa sügis on ju juba. Kiirelt on läinud ja samas... hästi maakoduselt ja samas jällegi töiselt ja samas jällegi rahus. Sellist igat seesmist ilma on vist olnud. Kõike saanud. Sa ostsid ju nüüd, millal sa ostsid selle kodu? Ma ostsin 2,5 aastat tagasi omale nüüd siin 7 lagunenud majaga talu ja... nii palju maju! Et siis seal on tükk maad tegemist ja kui vihma sajab, on palju muda. Eile hommikul meil just tuli siin prügi, auto tuli sellele suurele konteinerile järgi, jäi mutta kinni, siis tuli üks naabrimees tõmbas välja, jäid kinni, siis tuli teine naabrimees tõmbas välja, jäid kinni, siis tuli traktor kõrval külas. Meil oli selline seiklusi seal maal. Kogu küla tegevus oli. Jah, et selline suvi on enam-vähem olnud. Issand, kuidas see maaelu seal üldse sa tunned? Lisaks sellele, et ma arvan, see väga tugev mingi küla kommuuni tunne võib seal tekkida. Kuidas see veel erineb? Miks sa sinna üldse läksid? Ma otsisin hästi kaua maakodu. Ma arvan isegi 6 aastat ja käisin iga aasta ikka mingisugust kohta vaatamas. Öeldi, et küll sa selle tunde ära tunned, kui sa nagu kuskil õuele satud, siis seisin iga kord mingisuguse maja juures. Mõtlesin, kas see on nüüd see tunne siis või ei ole. Ja siis nüüd 2,5 aastat tagasi siis lõpuks seisin ühe õue peal ja oli see tunne. Ja ma arvan, et eks ma otsin sealt mingisugust rahu ja aeglust ja nii palju ma küll tunnen, et linnas ikkagi see müra, mis siin on, see kiirus, mis tempo, mis kõigil on, et see tuleb nii tugevalt üle, et isegi kui mul on 1 päeva aega nagu korraks, nüüd ma olen seal ikkagi täitsa elan seal, aga et kui mul oli ainult 1 päeva aega sinna sõita, siis isegi selle ajaga see rahu ikka jõuab su sisse maanduda, et ilmselt ma sealt mingit seda rahu ja aeglust otsima läksin. Nii äge, ma ise tean seda tunde otsimist, mega otsimist pikalt ja kõik täpselt ütlevad see tunne, aga sa käid ja mul ei ole ju seda tunnet, kus see tunne on, aga täpselt siis sa tead, kui see õige koht on, siis see tunne nagu tuleb ja sa käid ju, me enne just rääkisime lihtsalt, et see on päris pikk sõit sul 2,5 tundi sõita, kas see ära ei väsita või ei ole seda tunnet, võiks äkki linnas ka ikka korter olla või? No mingi pesa ilmselt peab olema, kui siin nüüd ka teatritööd ja mingisuguseid muid asju natuke tuleb, mida teha. Aga sõita mulle väga tegelikult meeldib mingisuguseid
podcast'e kuulata või kuulata muusikat oma DJ ameti jaoks on ju, et ega mul tuleb kavalalt nagu žongleerida, et mis ajal kuhu veel midagi saab mahutada, et siis autosõidu ajal on jah mõnus või siis sõbrannadele helistada või et tegelikult on see ka väga tore. Ja ma teen seda sama. Kõik podcastid kuulen siis ära, kõik jutuajamised pean siis maha, kui see pikema sõiduaeg on. Aga mis see maakodu sulle õpetanud on? Ma ise mõtlen, et kui seal on 7 talused seal vaikselt juba 2,5 aastat saanud nagu toimetada, sa täiesti looduse keskel, mis see loodus ja see vana talu sulle tänaseks juba õpetanud on seal see toimetamine? Ma arvan, ta on õpetanud kõige tugevamalt seda, et ega ükski väline faktor või väline tingimus seda rahu tegelikult ei too. Et arvad küll, et ma ikkagi vist märkan enda elu puhul seda ikkagi juba 10 aasta tagusesse aega seda rahu otsimist ja mingisugust aegluse otsimist ja oma päris olemise otsimist. Ja siis ta on kogu aeg nagu ümber nurga, et siis kui see töö ära lõppeb või siis kui ma nagu saan kodu korda või siis kui midagi elus muutub, et saan rohkem lugeda või et siis kui saan joogat teha või et siis kui nüüd see heategevuse töö korda saab ja ära lõppeb või et siis kui ma nüüd maale saan elama või et siis saad maale elama, et siis kui nüüd see teetöö korda saab või et siis kui see nüüd maja korda saab või siis kui puud on tellitud või siis kui õuest kausside seest kõik nõud on ära pestud, et see edasi lükkamine läheb tegelikult kogu aeg edasi. Et see rahu tegelikult ma nüüd näen, ei tule, et kindlasti on maal seda mõnusam leida, aga ta ei tule ka sellest, kui sul on maakodu ja kui sa maal ära lähed, et seal maal suudame oma peas samamoodi neid igasuguseid ülesandeid ja mõtteid ja tulevikumõtteid ja igasuguseid asju välja mõelda, et ma olen kõige rohkem ongi talle õpetanud seda, et seda rahu ja aeglust peab ise jõuga omale võtma ja ise kuidagi oma tahte jõuga tekitama, et see välistest asjadest ei tulegi. Ma olen sinuga väga nõus. Mõtled, et läksid loodusesse, aga samamoodi rügad täpselt samamoodi murad edasi. Ja kui sa ise sinna, eile mina läksin just, mul oli üle pika üks vaba õhtu, kus on tei meestega lapsi. Ja nii palju tööd on, ausõna, mõtlesin, ma saan täna õhtu hiljani töötada ja teengi täna kell 10 jutti, see on suuremad asjad tehtud. Ja lõpuks oli nii läbiomad, et mõtlesin, ei Marilyn, sa pead mine lihtsalt jalutama, mine lihtsalt, ma olen merele väga lähedal, mine randa, mine üksi, ma ei olnud seal siiamaani veel seal üksi käinud ja tahtsin kõrvaklapid kaasa võtta, tahtsin sõbrannad kaasa kutsuda. Mõtlesin, ei, jäta kõik see, viimase hetkel jätsin need kõrvaklapid ka maha ja väga, väga mõnus kogemus oli üksi iseendaga seal metsas. Kuidas sina seda rahu siis leiad seal? Mis sina teed selleks? No minu peamine ikkagi viis on meditatsioon, mis on ka, et nii kui ikkagi selles meditatsioonis ära istud, siis pärast seda on jõudu rohkem, optimismi rohkem, rahu kõik on nagu rohkem, aga millegi pärast jällegi see edasi lükkamine ka tundub, et praegu ei ole seda 40 minutit, on hästi kiire, aga mulle õudselt meeldib ka see ütlus, et igaüks peaks leidma päevas tunni, et mediteerida ja kui sul on nii palju tegemist või nii kiire, et sul ei ole võimalik tund aega päevas mediteerida, siis sa peaksid 2 tundi mediteerima. Issand, kui hea. Et tegelikult, et iga kord, kui ma ikkagi lõpuks olen ennast kuidagi meelitanud sinna istuma ja selles vaikuses olema, et siis lõpuks kõik need asjad, mis tunduvad kuidagi kiired ja intensiivsed ka kuidagi lahtuvad ära, et siis ma nüüd katsun ennast vahepeal kas või niimoodi sellise 10 minuti trikiga, et proovi lihtsalt 10 minutit praegu, et kui sul rohkem aega ei ole. Aga üldiselt kui juba 10 minutit istuda, siis tegelikult juba see rahu jõuab settida, et tegelikult saad aru, et su elu ei ole nii stressirohke, kui sa arvad või need asjad, mida on õudselt vaja teha, et neid tegelikult kõik ei ole vaja võib-olla kohe teha ja et tekib nagu seda aega tegelikult juurde. Huvitav, see mediteerimine on kogu aeg, ma olen seda millalgi mingil ajaperioodil täitsa teinud ja niimoodi harjutanud, nüüd on ta mult kadunud ja just hiljuti ma kuulasin mingis podcastis mingi munk, mingi siuke iidne munk rääkis ja ma sain alles siis aru, miks see mediteerimine nagu vajalik on, et see, et sa nagu vahepeal tood oma mõtetesse taga, siis sa viid jälle sinna nagu hingamisse näiteks on ja tema see mõte oli see, et sa kogu aeg nagu kaod ära
ja lähed oma mõtetega uitama ja iga kord, kui sa ennast tagasi tood, see ongi see harjutus, mis ka sul igapäevaelus ongi nagu suudab aitab hoida nagu rahulikuma ja näha võib-olla olukordi nagu kõrvalt niimoodi neutraalsemalt on ju, et siis ma olen mingi et sa tegelikult nagu kogu aeg harjutadki oma igapäevaelu tarbeks. Meil on see mingi illusioon on ju, et meditatsioon peab olema õudne, rahu, suur valgustamise tunne on ju. Aga see, et sa seal niimoodi hüppad ja ei saagi hakkama ja tuled jälle tagasi ja tegelikult see ongi selle asja mõte. Ja minu jaoks ta ongi treening. Treening, täpselt, ta ütles sama ma harjutan seda rahu hoidmist ja ma lõpuks suudaksin nagu seda kogu päeva vältel hoida on ju. Kui kaua sa oled seda teinud ja mis muutus sa siis oled tajunud? Nii põnev, ma väga tahaks. Äkki see on praegu see minu, see vajalik viimane, see mingi okei. Ma näen mingid märgid kogu aeg igalt poolt tulevad. Ja minu see teekond on vist nii pikkunud, et mul on see ikkagi üsna sellisest teisme lõppu või sellise varatäiskasvanu east saadik nagu mingi see rada nagu olnud, kui ma käisin ju ravimtaime õppimas ja joogaõpetajaks õppimas ja igasugustel muudel radadel, kus ma lõpuks selle aasta kevadel käisin Vipassana vaikuse retriidis ja Indias ka muid asju tegemas. Et mul on seal hästi palju erinevaid võtmekesi, õpetusi, inimesi, raamatuid, praktikaid. Ja et intensiivsemalt ma arvan, ma olen sellega tegelenud viimased 4 aastat või niimoodi. Et ikkagi püüdnud iga päeva ellu tuua meditatsiooni ja kohalolu ja sellist teadliku aegluse hoidmist ja rahu hoidmist. Aga eks ta ole jah selline, et see kogu maailm, mis meie ümber on ehitatud hoopis teisele teljele. Sellele, kus on hästi kiire ja kus peab kõike saavutama ja kus peab kõike kontrollima. Et siis hästi lihtne on sellest kogu aeg ära kukkuda ja jõuda ka sinna illusiooni, et mul praegu ei ole aega siin tund aega kusagil istuda, et ma pean praegu kõik asjad üle vaatama, kõik asjad üle kontrollima, hoolitsema, et kõik asjad on täpselt nii, nagu mina plaanin. Kuniks siis ühel hetkel jälle aeg-ajalt meenub see, et ma tegelikult ei pea midagi kontrollima. Palju lõbusam on see, kui ma vaatan, et kuidas elu ise teeb ja usaldad on ja vaatad, et see, mis mina suudaks välja mõelda ja kontrollida, ei ole pooltki nii ilus ja põnev kui see, mis mina vähemalt tunnen, mis elu suudab välja mõelda. Aga jah, see on siuke pidev võimlemine, siuke võimlemistund kogu aeg iseendaga, et selle rahu ja kiiruse ja kuidagi tegemise ja mitte tegemise vahemail. Kui sa võrdled nüüd, ütleme, sa ütlesid 4 aastat, sa oled pikemalt sellega tegelenud, võrdled seda Henessit, kes oli 4 aastat tagasi ja kui sa oled nüüd siin need retked ja rännakud ja teinud ja nüüd intensiivsemalt sellega tegelenud, kuidas need 2 Henessit omavahel erinevad täna ja see 4 aastat tagasi? Siis ma saaks aru, mis see sulle ikkagi andnud on nagu? Raske on öelda, et kas mõni asi on lihtsalt nagu küpsemise ja ütleme vanemaks ja targemaks saamise asi või mõni asi on tulnud just mingisugustest praktikatest või asjadest. Aga ma arvan, mis ta kindlasti juurde annab, on usaldus ja julgus. Siis usaldada elu, usaldada seda, mis iganes nagu parasjagu tuleb ja näha võib-olla eelkõige seda, et ma ise vastutan iga oma tunde ja ütleme reaktsiooni eest, et keegi teine ei saa mul haiget teha, keegi teine ei saa mind vihaseks ajada, et mis iganes minult minu rahu röövib, siis see on minu enda töö avastada, et mis see nupp veel minu sees aktiivne on, mis saab mul selle rahu ära võtta ja siis sellega jälle tööd teha, et lõpuks ükskõik mis tornaado nii-öelda minu ümber nagu kusagil käib, on ju, et see rahu on tegelikult minu enda hoida ja usaldada. Et ma arvan jah, et mingisugune rahulikkus on sealt, mingisugune just julgus olla kuidagi aus ja mitte kellelegi midagi tõestada. Me ikka kipume kogu aeg tõestama aga et pidevalt see endale meelt tuletada, et tegelikult ei ole kuhugi, ei pea kellelegi midagi tõestama ega kellegiga ennast võrdlema ja just, et kuidas ollagi võimalikult aus ka iseenda vastu, et mitte püüda olla keegi, kes sa ei ole ja vaadata, mis sellest sünnib, kui sa nagu otsid seda mingisugust tõe kohta enda sees kogu aeg. Sa ütlesid, et ka elu usaldama on ju. Mis selle, ma ise mõtlen selle elu usaldamisega, mul just see kuidagi hästi kõnetas, sest selle meie uue kodu otsimisel ma nagu
kogu aeg, kui jälle mingi kuidagi oli tunne, et no mitte kuskil ei lähe see asi, siis nagu see mõte mind kogu aeg nagu rahustas ja tõin endast selle mõttega nagu tagasi. Ja lõpuks täpselt nii ikkagi läks, on ju, nagu minema pidi, aga seda ma arvan, kõik nagu tahaks, et ma loodan ja püüan elu usaldada. Seda on siis hästi lihtne teha, kui sul on kõik hästi voolav ja ilus ja kõik läheb nagu täpselt nii, nagu minema peab, aga kui sa oled selles hetkes ja punktis, kus ma olen nii tupikus, ma olen nii ummikus omadega, ma olen nii segaduses, kus, mida, kuhu poole minna, mis nõu võib-olla äkki keegi kuulab ja kuulab sind praegu mingi, jah, sul on väga hea öelda seda, aga ma ei saa elu usaldada, see elu ei näita mulle. Et mis nõu sa võib-olla annaksid, kuidas sellises olukorras elu usaldada, õppida? Aga sellist treeningut mina olengi viimased 3,5 aastat teinud oma heategevusega, on ju. Et lihtne on elu usaldada, kui sul on mingi amet, mis sulle sissetulekut toob. Ma tunnen, et kui ma oleksin, et vastutaksin ainult iseenda eest, mul oleks üsna lihtne. Ja mul on alati meeldinud see varuvariant, et ma ei pea näitlemisega edasi tegelema, ma võin võtta seljakotti, minna kuskile maailma rändama, võin olla kusagil metsal, vaadata, korjata ravimtaimi, teha teed, mis iganes asju, on ju. Et see kõik on mulle ka tundub väga põnev ja väga ilus. Aga et kuidas usaldada elu siis, kui sul on kusagil 40 last, on ju, kes igakuiselt sõltuvad sellest, kas nad peavad tänavale minema elama või mitte ja kas nad saavad edasi koolis käia või mitte. Ja meil on ikkagi selle heategevusega, mis ma seal Ugandas ju vean juba nüüd 4. aastat, on ikkagi iga kuu on see võimalus praegugi, et kas leiab selle puuduva miinuse on ju paar tuhat eurot, 4000 eurot või ei saagi lastele süüa osta või ei saagi kooli saata ja kui seda ei saa, et peabki kinni panema, on ju, et mingi hetkel ma arvan, minu suurim see elu usaldamise katsumus oli meie esimese aasta lõpus, kui see oli pärast jõule, kui me järsku saime teada, ühesõnaga seal olid mööda rääkimised, et me peame kogu oma selle maa, mille me nii-öelda rendile võtsime, mida me nagu jupikaupa maksame, ikkagi aasta lõpuks ära tasuma ja mul oli umbes 6 päeva aega leida kusagilt 24 000 eurot. Ja kui me seda ei leia, et siis võetakse kogu see maaga, see 1 aaker, mille me olime välja ostnud ja muud tagasi, antakse meile küll raha tagasi ja kõik kaev, mis me olime juba sinna teinud sellele külale on ju ja kõik need muud asjad, et see kõik kaob nagu ära. Et kuidas siis sellises olukorras nagu elu usaldada, on ju. Aga ma arvan, et miks ma hästi tänulik olengi kogu sellele heategevustööle, mul tihti küsitakse, et miks sa nagu seda teed või mis see sulle annab. Et ma tunnen, et minu eesmärk seda teha, et ma ei tee seda selle jaoks, et kellelegi kuskile tõestada, et ma olen hea inimene või väärtuslik või et see on ise kuidagi mu ellu tulnud ja ma olen püüdnud nagu näha, et mida see siis mulle nagu õpetab. Ja ma arvan, et ma näengi, et ta kõige rohkem õpetabki hästi intensiivselt seda elu usaldamist. Ja ma siiamaani, ütleme nii, et korraks see orkaan nagu tuleb ja sellel hetkel sa ei usalda, aga nagu lõpuks ikkagi kuidagi laheneb ja tagantjärgi ma saan alati analüüsida ja teha nagu järeldusi, et pead nagu sellist teaduslikku uurimistööd ise, on ju. Et okei, et alati tegelikult on nagu lahenenud ja siis läbi nende möödunud raskuste ja selle, mis sa ise nagu ära tõestad, et tegelikult ma arvan enamus inimestel ka oma elus, kui me tagantjärgi mõtleme, on ju tegelikult kõik asjad on ju läinud nagu just nii, kuidas nad nagu peavad või et selle järgi endal kogu aeg tõestada, et tegelikult küll kõik läheb, mitte see, et ma kindlasti ei näe, et see peaks olema selline mingi passiivsus, et elu ise teeb ja ma ei pea midagi tegema ja aga see mingisugune, et ma teen nii palju, kui ma saan, ma annan endast parima ja kõik läheb ikkagi nii, nagu ta peab minema, on ju, et kui juhtub, et peab see lastekodu kinni minema ja ei saa rohkem midagi teha, siis nii on ju, et meil ei ole mõtet nagu ennast katki sellest nagu mõelda. Aga jah, ega seal vist mingit sellist nõuannet ei olegi, et mida sellises olukorras teha. Ma arvan, see on ka selline treenimise küsimus, et harjutad seda usaldust kogu aeg ja seda, et ega see, kui sa probleem võib ikka olla ja lahendust võid ikka otsida, aga et kas seda ärevuse tunnet või hirmutunnet on vaja nagu südamesse lasta. Aga jah, minu jaoks on selline pidev intensiivne treenimine ja ma arvan, selle eest ma just selle heategevusel olen hästi tänulik, et seda ma kogu aeg sellega seal treenin. Kogu aeg saad seda katsumust ja jälle siis järeldusi teha, on ju? Ja kogu aeg alati mingi lahendus nurga tagant tuleb, et jälle... Oota, kuidas see olukord siis lahenes? 6 päeva oli aega? Lahenes niimoodi, et leidsin kellegi, kes oli nõus paar tuhat eurot laenama või tähendab annetama ja siis 5000 eurot laenama ja kellegi teise, kes oli nõus laenama ja siis aja jooksul seda kuidagi tagasi maksma ja
et kuidagi need asjad nagu lahenevad ja seal on nagu muidu ka olnud, et noh, meil on olnud üks väike poiss seal, kellest meil kõik alguse sai, kes lõpuks vajas ikkagi selle puhta joogivee puudumise tõttu südameoperatsiooni ja et on jällegi kiire aeg, et leida see 14 000 eurot on ju, või siis noh, ei saagi edasi elada, on ju. Et neid küsimusi või, aga alati kusagilt nurga tagant keegi jälle ilmub, et iga kord, kui ma mõtlen, et nüüd on kõik. Ja ma arvan, mis on ka hästi ilus harjutus võib-olla, et kui sa küsid, et mida teha, et kui mul on raske usaldada, siis ma arvan, üks väga oluline asi on ka õppida lahti laskma. Või seda, et noh, et ma ei saa ju kinni hoida, et kindlasti peab nii minema, nagu mina olen välja mõelnud. Et mina usaldan seda, et ma tõesti usun seda, et elu teab nagu paremini. Mitte, et ma ei vastuta, aga et minu kogemuse põhjal lihtsalt olen kogenud, et elu teab paremini ja kui see millegi pärast juhtub, et see peab kinni minema, et siis ma ka oma peas loon vabaduse või võimaluse ka selle stsenaariumi jaoks. Sest kui ma hoian kinni, et ainult minu õnn on ainult siis, kui on see stsenaarium, siis kui seda stsenaariumit ju ei ole, siis on kohe õnnetus, on ju. Ja ma olen andnud kohe oma rahu ja rõõmu millegi välise faktori peale. Aga et kui teha ka rahu selle teise võimaliku stsenaariumiga, et iga kord, kui ma olen ka jõudnud sinna, et korra nagu selle kannatamise läbi teinud ja siis jõudnud sinna, et see on okei. Et ma tegin nii palju, kui ma tegin, ma rohkem ei saa teha. Võib-olla peame siis, ilmselt tuleb nagu kinni panna see lastekodu ja see heategevus ja et käid nagu kõik need kohad ka läbi, mis nagu haiget teeb või mis on nagu, et miks see asi üldse kannatama paneb, on ju. Et tihti on see mingisugune oma lugu, mida me tahame kanda, on ju, et ma olen nii tubli, ma saan kõigega hakkama ja nüüd ma kannatan tegelikult sellepärast, et nüüd on miski asi, mis tõestab, et ma ei saanud millegagi hakkama, on ju. Või et mis on nagu need mingid maskid, mida me tahame kanda, mis siis kannatada just kui saavad, kui meie need stsenaariumid ei lähe tõeks, on ju. Et käia, et see on hästi ilus koht vaadata, et mis mind üldse kannatama paneb, et leida need nupud nagu üles enda sees. Ja siis kõigepealt üldse avastada, et mul on siuke nupp, mis tahab tõestada, et ma olen kõige parem või et ma saan alati kõige hakkama, on ju. Ja tegelikult see on ka mingi lugu, mille ma olen võtnud kaasa sellest, kui ma olin 5-aastane, mu vanema tegi mulle kogu aeg paiuts, et sa oled kõige parem, sa oled kõige targem ja ma olen seda püüdnud terve elu kuidagi tõestada, on ju. Et kõigepealt leida need nupud üles ja siis nendega kuidagi tegelema hakata, on ju, et kust see tulnud on ja siis hakata seda nagu nuppu õõnestama, et see tegelikult ei ole tõde. Ja siis läbi selle lubada lasta lahti need kinnisideed, mis meil on sellest, kuidas me elu peab minema, on ju. Iga kord, kui ma olen seda teinud, kui ma olen jõudnud sinna, et see on okei, nüüd läheb niimoodi, ju siis peab minema. Ma tunnen, et see on olnud see katsumus või see võimlemine, mis ma olen pidanud nagu läbi tegema, et leida nagu, et selle nupuga nagu rahu teha või sellest nupust lahti lasta. Ja siis iga kord nurgar tagant tuleb jälle mingi inimene, et ma sain mingid investeerimisasjad kätte, ma tahan 10 000 eurot annetada. Siis ma olen, no okei, et see heategevus ongi olnud selline projekt mul, mis ei ole mu enda välja mõeldud, elu ise on selle toonud, elu ise seda juhib ja ma lasen üldiselt elul seda teha ja kui elu on jõudnud sinna maale, et seda enam ei saa teha, siis ma katsun olla sellega rahus. Aga üldiselt alati elu kuidagi toob jälle mingisuguse jokkeri kusagilt nurga tagant, kes on mingi, et kuule, see on täpselt see, mida ma olen tahtnud teha, mis praegu järgmisena vaja teha on. Et kuidagi need lahendused tulevad läbi usalduse. Jah, nii selles mõttes nii hea mõte, et ma olen ise seda ka hästi palju kogenud, et täpselt asjad juhtuvad siis, kui sa lõpuks lahti lased sellest illusioonist, mis sa endal oled on ju loonud. Ja alati nii on läinud, ma ei tea, lapse saamisega või täpselt koduga, mis iganes. Aga sellel hetkel on alati väga raske nagu, ja okei, ma lasen lahti ja oma peas mõtled on ju, ja ma ausõna, vahet ei ole. Aga nii hea mõte, kuidas päriselt jõuda selle lahti laskmiseni, mis sa praegu andsid, et sa pead sellega rahu tegema, mis siis teine variant on ju. Ja natuke surkima seal, mis seal all peidus on. Miks see kriibib on ju? Miks ta sealt tahab niimoodi? Sest mina vist nagu enda seesmise töö puhul usun küll seda, et rahu ja selline armastus või rõõm on meie kõigi nagu algolek või nagu päris olek. Ja kõik see, mis meid sellest nagu ära viib, on meie enda sees mingisugune asi, millega vaja tegeleda, on ju. Mitte, et ta ütles mulle halvasti, see oli tema süü, ei olnud, see oli, miks mind üldse nagu pani kuidagi tundma see, mida keegi teine mulle ütles, on ju, et mis on see koht, mida tema kriipida sai või mida sai see ebaõnnestumine kriipida, on ju, et mida mul vaja tõestada nagu on, et minu jaoks see on hästi põnev töö. Ja seda ma olen teinud üsna oma
kogu enam-vähem täiskasvanu east saadik. Ja see on see koht, kus ma tunnen, kus meditatsioon hästi aitab, et kus lased nendel tunnetel ja sundmõtetel nagu ära minna ja nagu ja siis istuda selle mingi asja sees ja siis läbi selle vaikuse ja lihtsalt sellega nagu otsa vaatamise tekib mingisugune taipamine, et okei, et see on mingi asi, millega on enda sees vaja nagu rahu teha või tegeleda või millest lahti lasta. Nii põnev. Aitäh sulle selle jagamise eest. Tead, sa hakkasid juba Little Bridge'ist rääkima ja sa mainisid mitu korda, et see on sinu juurde ise tulnud. Võib-olla mõni kuulajaid saa praegu muffigi aru, millest me räägime. Ma ei tea ju, on ju. Äkki mõni ei ole kuulnudki, et millega sa tegeled. Räägi, kuidas see sinuni tuli ja miks sa selle enda nii-öelda kanda võtsid ja räägi see lugu ära. Tõesti, ma ju ei tea, äkki mõni ei ole kuulnud. Kindlasti ei tea, ikka endiselt ma käin ju seda sama lugu nagu jagamas. Just, räägi veel siis. Kõigepealt võib-olla lühikokkuvõte, et Ugandas juba 4. aastat juhin ma endale ka imelik öelda, juhin lastekodu, sellist kogukonda ja mille eesmärk on siis saada nad iseseisvaks ja nagu samal ajal läbi projektide, mis hoiavad loodust. Et see kõik sai alguse selline nüüd enam-vähem täpselt 4 aastat tagasi, kui ma olin Iirimaal Vikingite seda Valhalla seriaali filmimas. Ja jälle, mis keerdkäiku pidi elu nagu teeb, on ju, et oli see maailmakoristuspäev, siis ma kutsusin teised näitlejad ka sinna, et lähme parki koristama ja siis postitasime mingid pildid ja siis üks teine näitleja jagas seda kusagil oma storydes ja siis nüüd ma ütlen tema kohta, minu vend, Uganda vend, oli tema kontot jälgimas, sest et ta oli kusagil videomängus näidelnud midagi ja siis sealt kirjutas mulle, et hello sister, mis on hästi kummaline, et nendes message requestides on ju igasugust jama. Millegi pärast ma seda sellel hetkel vaatasin, millegi pärast tema selle kirja ma ei tea, mis tunde põhjal nagu avasin. Millegi pärast seda kirja avamist ma tundsin, et ma tahaks tema profiili veel vaadata ja see profiil, mis nüüd ma tean, mis näeb välja nagu igasugune teine skämmeri nagu konto on ju. Et millegi pärast mul tekkis sealt mingisugune tunne, seal oli just seesama väike 6-aastane Rajab, kellele ta abi otsis kõikide teiste laste hulgast. Ja siis ma talt küsisin, et mis sellel poisil nagu häda on ja hakkasime suhtlema ja üsna ruttu mingi, et ma käisin aeg-ajalt mingisuguseid inspiratsiooniloenguid või asju andmas ka nagu heategevusest ja sellest, mis vormis me seda nagu teeme. Siis ma just vaatasin, et vist 5 päevaga olin ma MTÜ loonud, kuhu sa võid kõik oma selle põhiseadused ja asjad kirja panema. Ja et see kõik käis hästi nagu ruttu meil, et ma saingi teada, et see poiss, et nad toona ei teadnudki, mis tal üldse häda on, et neil ei olnud raha teda kuskile testima saata ja siis ma alguses tegin nagu seda, et ma aitasin selle poisi nagu arsti juurde saata ja kõik ütlesid mulle, et ära tee, et see on kindlalt mingi mingi põhiskämm, mis on igal pool täpselt sama. Aga mina ütlesin, et ma ei tea, et mul on mingi tunne, et saan skämmi siis saan, aga et ma tunnen kuidagi teistmoodi. Ja siis tõesti, et see, kelle otsa ma sattusin, et seal väikses Uganda külas, linnakeses on Google Maps'i pealt juba vaadates on just vähemalt 20, kui mitte rohkem lastekodu ja heategevusorganisatsiooni, kellest nüüd ma tean 19, võib-olla 18, me vist oleme ühe ausa tüübi sealt veel leidnud, on kõik skämmerid. Ja millegi pärast ma sattusin just selle ühe ausa tüübi otsa, kes nüüdseks me oleme sattunud ülikooli, ta on lõpetamas sotsiaalteaduste eriala, ta on kogu oma elu sellele pühendanud, ta oli toona 21, nüüd ta on 25, see minu kohalik vend seal, kes seda kõike asja juhib. Et ma ei tea, miks ma tema otsa nagu sattusin, miks meie teed ristusid, aga ma kuidagi eelkõige näengi, et ma usun temasse, tema visioon ja tema püüdis neid lapsi seal väga aidata ja siis see kõik kujuniski niimoodi, et see üks poiss siis, kellelt tuli välja, et kõik need tema tervisemured on seotud sellega, et neil ei ole puhast joogivett. Et sa mõtlesin, et nii väike platvorm mul ikka on, et ma saan äkki selle ühe puhta joogivee kaivuraha nagu kokku. Et selle asemel, et siin mitut sadat poissi ravida, kellel on kõigil sama haigus on ju, et äkki saaks kõigile nagu puhta joogivee, et parandaks selle nagu juurpõhjuse ära. Aga siis ta hakkas nagu veerema, et ma hakkasin uurima, et mis see nagu heategevusmaailmas üldse on ja kuidas seda nagu tehakse. Ja et
et kuna mind tegelikult ennast huvitas enne seda hoopiski nagu selline jätkusuutlik eluviis ja ma püüdsin aastaid, tegin ise omale igasuguseid hambapastasid ja deodorante ja kreem, et mitte pakendeid kasutada ja nii edasi. Et siis mind huvitas just see nagu jätkusuutlik pool ja et kuhu see üldse välja jõuab. Siis ma kuidagi nägin, et see on kõik on kuidagi sihuke kahtlane hall ala seal heategevuses, et kuhu see nagu raha läheb ja mis pidi seda kasutatakse ja et võiks ju olla ikkagi see, et sa õpetad inimestele, kuidas õnge kasutada, et nad saavad ise hakkama, mitte et sa anna neile kogu aeg seda kala, on ju. Ja siis kuidagi tekkis see mõte, et aga, et noh, et kui meil on juba kaev, siis võiks olla väike akermaat, kus see kaev on, et saaks nagu hoolitseda, et see kaev püsib lahti ja kõigile nagu ligipääsetav ja siis, kui juba see kohalikul vennal oli nii-öelda noh, seal omal külas need lapsed, kes toonadal magasid kusagil sellises, ütleme noh, keldris mulla põranda peal, kus ei ole ühtegi akent ega midagi, aga juba see oli suur samm nagu nendele lastele. Et äkki siis tõesti avadagi see mingisugune lastekodu, kes saab seal kõrval ka omale toitu kasvatada, on ju, ja et äkki lõpuks leiab sinna ühe sissetuleku, et nad saavad ise seda kõik üleval hoida ja siis ongi üks selline just kogukond, kes on saanud iseseisvaks, on ju, läbi sellise abi. Ja siis see niimoodi juhtuski, et see kõik oli septembris ja siis detsembris ma juba saatsin sinna raha, et osta esimene akermaad. Jaanuaris läksin sinna, jaanuaris lõikasin selle kõik välja ja siis niimoodi see kõik on nagu lumepallina veerenud ja praegu me olemegi niimoodi, et meil on 7 akrit maad, puhta joogiveega kaev, meil on seal toidumets, permakultuuriaed, lastekodu 3 majaga, meil on 40 last, kes kõik käivad ka meie haridusprogrammi abil koolis. Ja kõik on, noh, meil ei ole ühtegi riiklikku toetust saanud, et kõik on see, mis ma olen sotsiaalmeedia abil suutnud nagu koguda. Ja kõik on selline, et noh, 99% läheb see nagu koha peale, on ju, et see 1% on need mingisugused veebilehtede ülalpidamise kulud ja asjad, on ju, et mingisugused pangaarvete mingisugune 2 eurot kuus ja need asjad, on ju. Et jah, ma olen leidnud enda jaoks inspireeriva nagu viisi heategevuseks, et see saab olla otse kohalikele, et see raha ei lähe kuskile uitama ega mingisugustesse bürokraatlikesse paberimajandusse kuludesse. Ja et see on hästi just kohalike põhiselt, et mida nemad soovivad teha ja mis neid huvitab ja kuidas nemad soovivad seda sissetulekut teha hästi koostöös. Ja ma kindlasti näen, et sellist vormi ei saaks teha, kui mul ei oleks seda kohalikku venda, keda ma nagu nii usaldan ja keda ma näen, et see on tema nagu missioon päriselt teisi aidata ja see, kui suur süda tal on. Ja et selle kõige mõte on siis nad ka nagu iseseisvaks saada. Ma pean, enne kui me edasi lähme, ma pean ikka küsima, ma ei saa aru sellest, et neid kirju ju tuleb, neid igasuguseid kirju heategevust ja palun toeta ja ka selliseid, ka Eestis isegi kirjutatakse, et näed, palun andke saada raha. Ja lugu on tegelikult hästi nagu, no võibki väga hirmus seal juures olla. Kuidas sa nagu, miks sa... No sa ei näinud, ei käinud, sa läksid alles jaanuaris sinna ja selle kogu 4 kuuga olid nii palju juba vahepeal juba palju ära ka teinud. Kus see tuli, et see mingi okei, see on see. Kas sa oled nagu nii sinisilmne või mis asja see on? Sinisilmne olen kindlasti ka, ma arvan, seda on hästi palju öeldud. Sul on väga ilusad sinised. Seda on palju öeldud, et ma olen mingite inimeste jaoks kindlasti tundub naiivne kogu see jutt, ma arvan, mis ma räägin. Aga ma olen tõesti oma enamus teadlikku elu elanud ikkagi puhtalt oma selle sisetunde ja kõhutunde pealt. Ja ma arvan, et just läbi selle, et ma kuidagi usaldan seda elu ja seda tunnet, mis mul on. Et noh, vahel on ka tunne, et elu midagi toob ja seal tegelikult tunne või õppetund on öelda ei, on ju. Et kuna ma näengi, et see ei ole mingi asi, mida ma kodus välja mõtlesin, et ma tahan nüüd Aafrikasse minna inimesi aitama, on ju, et see nagu ise tuli ja ma ütlesin sellele jah. Siis läbi selle ma näen, et see ei olegi nagu ka minu tehtud mingis mõttes. Et minu ülesanne on kuidagi lihtsalt nagu kuulata neid seda, mis elu kuidagi sosistab ja siis püüda nagu nii palju usaldada, et ma julgen sellega nagu kaasa minna. Ja siis ma näengi, et kui ma oleks ise hakanud seda kuidagi välja mõtlema, ise kuidagi tegema õudselt, et siis kindlasti ei oleks jaksanud ega julgenud ega kõike muud. Aga just, et kuna elu seda ise kuidagi teeb, et siis ta kuidagi niimoodi õnnestub ja kuidagi läheb. Et ta ongi siukene teistsugune võib-olla toimimisviis. Et noh, ma ikkagi kogu nende aastate jooksul on olnud ka mingisuguseid ärimehi, kes on tulnud nagu vaatama minu seda mudelit siis on ju või kuidas ma seda nagu teen.
ja püüdnud hakata ka kuidagi mingit nõu andma ja et ikkagi niimoodi ei saa teha ja et sul on vaja nagu, et kuidas sa kontrollid neid seal koha peal. Ma ütlen, ma ei kontrolli neid, ma usaldan neid nagu, et meil nagu see toimib, on ju, et aga kuidas niimoodi on, et sa oled nagu neile selle raha andnud ja need maad ostnud, aga et nemad omavad seda maad, mitte nagu sina. Siis ma ütlesin, sest mul ei ole vaja nagu kontrollida ja minu ülesanne on see, et nemad peavad ju selle maa nagu endale saama, on ju. Mitte, et mina kusagilt Eestist, miks mul on vaja mingisugust maad Aafrikas omada, on ju. Et jah, see mingisugune kontrolli vajadus ja vajadus, jah, et ma arvan, kontroll tuleb sellest, et me ei usalda, on ju. Et minu viis on kuidagi usaldada ja see on kuidagi ise seda kõike loonud ja mul on põnev lihtsalt kõrvalt jälgida, et mis ta siis loob ja siis vahel on hästi raske usaldada, siis tundub nii hirmus ja siis võtta seda kui kogu aeg sellist harjutust, et õpid seda usaldamist järjest sügavamalt ja sügavamalt tegema. No see sisetundega on jah niimoodi, et püüad küll nagu sisetunde järgi tegutseda. Mina eriti kuidagi, kui lapsed tulid, siis mu nagu kuidagi tundsin, et ma enam ei taha midagi teha, mis ei tule minu sisetundega kuidagi kooskõlas. Aga sellega on jällegi nagu see, et mingil hetkel ma ei saa aru, kui mingid võib-olla ka suuremad otsused, kas see on nüüd sisetunne või see on mu ego, mis siin räägib, see on mingi hirm siin taga ja nagu ma pean reaalselt ikkagi maha istuma, ma olen siuke, kes hakkab kirjutama ja kirjutama mõtteid paberil, et nagu aru saada, mis, et seda sisetunnet on vahel nagu väga raske eristada, et äkki on sul selles osas nõu anda kuulajale. Kuidas leida oma see või tunda ära see päris sisetunne, mitte midagi? Ma arvan, hirmuga on lihtne. Ma olen hirmuga teinud niimoodi, et mida iganes ma kardan, siis seda ma olen läinud tegema. Sest jällegi selle mõtte pealt, et kui mingisugune rahu on mu põhiolek, on ju, mis peaks püsima, et mis asi see siis nüüd on, mis mulle nagu hirmu tekitab, et siis peakski kohe minema. Üldiselt see on mingi tundmatu asi, on ju, et tundmatus tekitab hirmu, et nii kui ära koged, siis enam ei karda. Ja et jällegi minna nagu uudistama, et mis asi see siis minu sees veel nüüd on, mis mingit hirmu tekitab. Et kas see on, et mingi siukene roll nüüd kusagil filmimaailmas, et ma sellega kindlasti ei saa hakkama, on ju, et kindlasti lähen tegema, on ju, või et mingisugune, mis iganes neid hirme tuleb ette nii armastuses, on ju, kui koduloomises, kui kõiges, on ju. Et selle hirmuga ma olen teinud jah nii, et mida iganes ma kardan, siis seda ma lähen kindlasti tegema. Mis on kõige hirmsam asi olnud, mis sa tunned, mis sa niimoodi selle tundega läksid, mis sa oled teinud oma elus? Mehe olen võtnud niimoodi. Jah. Et kardad minna, ütlema või küsima või ja siis lähed. Ja kõik enda sees kisendab selle järgi, et ei tohi kindlasti minna, et absoluutselt, et kõik võib nii halvasti minna ja võid nii haiget saada ja võid teisele haiget teha ja et kust sa üldse tead ja et see oli hästi ilus hirmu koht enda sees märgata ja siis tunda seda veel tugevamalt, et kui see nii hirmus tundub, siis on see kindlasti õige asi, mida teha. Kui aga. Ja, aga ka kõik muud asjad on ju, ka see suur Vikingite Valhalla projekt tegelikult, mida ma läksin tegema, et ka sellele ma olin täitsa ei ütlemas, sest et ma selle jaoks pidin teatrist ära tulema. Mul oli 5 lavastust vist mängukavas ja parasjagu oli just üks uus lavastus välja tulemas ja siis see hirm, et mismoodi ma teen teatrile niimoodi ja et keda siis minu asemel, et kui palju teised näitlejad peavad hakkama sisse õppima ja kelle nad siis võtavad ja kuidas teater saab pahaseks ja kuidas üldse, et kogu terve Eesti rahvas vihastab mu peale ja kõik teatriinimesed vihastavad mu peale ja et niimoodi ei saa teha, aga samal ajal enda sees tunned, et see on tegelikult nii õige asi, mida ma kindlasti pean tegema. Ja siis mul oli ka hästi mingisugune huvitav kummaline Hispaania mees tänaval vanalinnas. Põrkasime kokku ja siis ütles mulle, et elu tahab sulle kingitust teha, aga kui sa kingitust vastu ei võta, et ega siis elu enam kingitusi sulle ei saada ka, et ja siis ma sain aru, et okei, et ma siis proovin ja siis tihti muidugi kogu see hirmu mull on ju meil tegelikult enda pea sees loodud, et ma polnud tegelikult teatriga üldse rääkinud, et nii kui ma teatrile ütlesin, et mul selline võimalus on ja ma tahan minna, siis teater oli, et muidugi mega äge ja et küll me saame toimima, on ju. Et jah, üks viis on nagu, et hirme minu arust nagu selle jaoks minul nagu lihtne eristada. Aga jah, kus nüüd eristada seda, et kas see on nüüd nagu päris nagu tunne, mida teha või on see minu mingisugune uhkus, mis midagi tahab, on ju, või et no seal on ka lõpuks usaldada, et juhul kui ongi uhkus on ju, mis tahab, siis on järelikult vale asi, mis teha,
aga kui ei suutnud veel eristada, siis ju ongi seda õppetundi siis vaja, mille sa sealt saad, on ju, et siis tulevikus oskad eristada. Väga hea mõte. Lõpuks õpid igatepidi. Igatpidi õpid. Minu arust kõike lihtsalt tuleb pigem teha, siis vähemalt pärast oled targem, kui et mitte teha oma turvamullis püsimise jaoks. Väga hea mõte. Okei, oota, lähme Ugandasse tagasi. Huvitav vahepeal. Nii. Ma mõtlesin sellele ka, et kui sa seal nüüd septembris oli see, jaanuaris läksid siis sinna esimest korda. Mis oli see, vaata me nagu kuidagi kujutame midagi nagu ette oma peas, on ju. Et okei, meil on ju, jumal, kui sa oma sööki ära ei söönud, siis sulle öeldi ka, et jumal, lapsed Aafrikas nälgivad, söö ära, on ju. Et ja mingid videos, mingid asju me oleme nagu näinud ja kuidagi, et kui sa nüüd nagu päriselt sinna läksid esimest korda, mis oli see, mida sa nägid, mida sa tundsid, milleks sa võib-olla valmis nagu ei olnud? Et võib-olla natuke nagu meile siia silme ette seda pilti luua, mis elu seal on. Ma arvan ikkagi see, mis me oleme näinud, üsna niimoodi ongi. Et ikkagi ongi suur vaesus igal pool. Inimesed, kes küsivad süüa, on ju raha. Ma arvan, mida me võib-olla ei ole näinud, on tegelikult see rõõm, mis sellega kaasas käib. Et see, kui positiivsed nad tegelikult on ja kuidas jah, et seal käib mingisugune helgus kaasas ja mingisugune naer kaasas. Et see mul ikkagi ka, kui ma seal käin, küsitakse piisavalt palju, et give me money või give me money tänava peal on ju võõrad inimesed, et siis ma teen neile vastu nalja, et you give me money on ju, ja siis tekib seal mingisugune nali tegelikult. Ja et tegelikult see mingi soojus ja huumor, mis inimesi ühendab. Ja ma vist olen jällegi ka piisavalt sinisilmne olnud seal käies, et ma olen ju seal kusagil täitsa küla vahel jäänud autoga jällegi mutta kinni, et see autoga mudas kinni olemine on mind ka läbi elu saatnud. Ja seal on ka olnud, et tuleb täitsa liialdamata 20, võib-olla 25 kohalikku meest, kes tõstavad selle auto mudast välja on ju, ja keegi keelt ei räägi ja käib mingi suur nagu siuke asi. Hiljem tagantjärgi keegi ütleb, et aissand, kas sa siis ei kartnud. Aga sellel hetkel ei oska üldse mõeldagi siukse asja peale, et see on ka mingi selline kodeeritud hirm meisse on ju. Et tegelikult ma olen seal ennast hästi turvaliselt tundnud. Aga jah, ma arvan kindlasti need asjad, ma arvan kõige keerulisem, kui ma esimest korda seal käisin, mul oli hästi oluline hoida seda, et ei teki mingit sellist, kuidas nüüd öelda, see sõna on white savior momenti on ju. Et ei ole, et mina olen mingisugune tähtis valge inimene, mingisugune noor näitleja naine, kes nüüd tuleb teid siia päästma on ju. Vaid et ma lihtsalt tulen selle pärast, et sa oled mingi inimene, kes mulle kirjutas, sa oleks sama hästi võinud kirjutada mulle, ma ei tea, Pärnust või Jõhvist või Tartust on ju, aga kirjutasid Ugandast ja mul on kuidagi sinuga mingisugune sõprus ja ma tulin sulle nagu appi ja ma aitan nii, nagu sina nagu soovid ja ma olen tegelikult eelkõige olen suga sõber. Ja et kuidagi hoida nagu seda, et aga seal on ka nii erinevad kultuurid, lastel näiteks ongi komme täiskasvanute ees nii-öelda ütleme korraks põlv maha panna ja teretada on ju, aga siis mulle tekkis kohe hirm, et issand äkki seda tehakse, sest ma olen nüüd mingisugune suur valge annetaja neil on ju, et kuidas nagu hoida seda mingisugust, et me oleksime nagu samal pulgal, et ei teki mingisugust sellist kummalist rolli või asja. Et sellega oli natukene nagu toimetamist, sest et mind viidi seal kohe suurtele mingisugustele küla koosolekutele, kus 200-300 inimest kõik räägivad ja peavad nagu kõik erinevad sõnavõtud ja asjad, millest tihti ma mingit keelt ka ei räägiga, et neil on seal kohalikud swahili ja teised nagu keeled ja jussogad ja siis, et kuidas nagu olla seal, et ühel hetkel, kui jõuab see kohal, et siis ma olen, mis ma siis olin 24-aastane, et 24-aastane täiesti suvaline tüdruk Eestist on ju, et ma tulin ka siia nagu toona, ütleme, oma rahade pealt, mis ma olin saanud selle esimese aakri jaoks siin annetada, et ma tegelikult üldse ei tea, kas see hea tegevus, kas me saame selle kaevuraha kokku või midagi läheb, et juba siin on mingi suur külakoosolek, kus kõik esitavad, kuidas nad näevad, mis see küla tulevik võiks olla või mis seal olema peab, et kogu see asi jõuab nagu pähe ja saad aru, et tegelikult puudub igasugune kontroll. Ma tegelikult üldse ei tea, mis siit saab, mida keegi arvab. Aga siis jälle õpid lahti laskma, et küll läheb ja küll siis kuidagi need asjad saavad ise paika. Ja nad ongi paika loksunud, aga mille üle ma olen hästi õnnelik, et ma olen suutnud seal hoida seda, et
meil on see ikkagi perekondlik tunne seal, et ma lähen oma vennale külla, kelle ema on ka minu ema ja kelle me istume seal koos tema kivipõrandal, ma masseerin ta jalgu ja õpetatakse mulle, kuidas kana tappa ja siis samal ajal lähme jälle oma lastele kuskil järgi ja ravin nende laste haavu ja söön nendega koos seal lastekodus asju on ju ja aitan mingit maisipõldu puhastada ja mis iganes on vaja teha on ju, et on nagu jäänud selline hästi inimliku kontakti peal olemiseks, mis on minu jaoks olnud hästi oluline. Kuidas see sind inimesena üldse muutnud on? Ma ei kujuta nagu ette. Kui kuulad kõike praegu su ammul, et ma ei kujuta ette, kuidas see võib muuta. Miga ma ise ka ei tea. Ennast ju tunned nii, nagu sa oled, on ju. Et võib-olla mõni sõber kõrvalt oskab öelda, aga ta on jällegi käinud käsi käes, on ju. Minuga, ütleme, täiskasvanuks saamisega ja karjääri kasvamisega, oma rahu kasvamisega, kõige muuga koos on ju, et ja ma arvan, et kõige rohkem ongi ta mind muutnud see sama elu usaldamise ekstreemne versioon on ju, mida me nagu rääkisime sellest. Mis teil nüüd täna, sa juba mainisid mingid asju, mis te olete ära teinud. Mis on nüüd selle, nagu eesmärk on see, et nad saaksid ju iseseisvaks. Mis sellest veel puudu nüüd on siis? Mis te, võib-olla sa veel mainid, mis te olete ära teinud, mis olid need esmased ajadused, mis üldse pidi täitma ja mis nüüd veel puudu siis on? No alguses oligi esimene aaker maad, siis me võtsime 7 aakrit seal rendile, et hakata juba toitu kasvatama. Siis me saime esimesed haridustoetajad, meil on igal lapsel on kas 1 või 2, kas täies mahus või 2 peale üldiselt Eestist ka toetaja, kes siis maksab enda koolikulude eest. Alguses oli 24 last koolis, juba seal veebruaris, nüüd on 40. Ja tee tegime korda, et üldse ligi saada seal väikses, nagu meil on täitsa nagu kuskil ka metsa vahel või seal on ju see põldude vahel see koht. Ja siis pidime mootorrattad ostma, et üldse saaks liikuda sinna kuhugi on ju. Pidime seda maad hakkama kultiveerima, et saaks seal kasvatada toitu, seemneid osta, kõike seda. Siis hakkasime vaikselt seda maad välja ostma, siis neid maju remontima, et majad remont toimis meil tegelikult ka, et Eestis on ka hästi toonud hästi palju ilusaid inimesi mu teele, et meil oligi selline One World heategevuslik maailmapidu, kus me tegelikult sain päeval korraldada roheseminari, kuhu ma sain kutsuda kõik Eesti kliimateadlased, mingisugused seenekasvatajad, tehnikaringlusinimesed, kiirmoetööstusest rääkima, kõigest on ju, et mul on see nagu teadlikkuse tõstmine hästi oluline olnud. Ja siis õhtul oli meil suur selline heategevusüritus on ju koos maailmamuusikaga, mis mind hästi kõnetab DJ-na ja oli ka Genka koos ühe Ghana artistiga, kes elab Eestis ja selline ägeda bändiga koos ja siis me saimegi kogu selle 7000 eurot kokku, et kõik see lastekodu renoveerida. Siis me saime lastekodu avada ja igasuguseid töötubasid oleme seal teinud korduvkasutatavatest hügieenisidemetest ja loodusliku seebi tegemiseni, permakultuuri töötuba on meil seal olnud, kuidas austerservikuid kasvatada ja lisamaju oleme ehitanud ja lisa WC-sid ja kogu see, ütleme, infrastruktuur on meil nüüd enam-vähem valmis, meil on aed vaja veel teha. Aga nüüd meil ongi see koht, kus me katsume seda sissetulekut teha, et meil just oli nüüd hiljuti, ütleme, tahkeseebi tegemise töötuba ja nüüd me proovimegi seda nagu arendada, et siis kohalikele ja võib-olla selline hotellidesse või kohtadesse müüa nagu meie oma seepi, mis siis tooks ka sissetulekut. Lisaks on neil seal kitsekasvatus, see sama austerservikute kasvatus, et meil on erinevad siuksed, ütleme ka loodust hoidvamad asjad on ju, et see seep on ka kehale hea, et see keemia, mis nad seal ise muidu kasutavad on ju, on suht nagu jube, et hoida nii nagu tervist kui loodust kui kõike muud on ju. Et siis me olemegi seal etapis, kus seda sissetulekut luua ja siis sellega teha kõiki neid eelarveid ja plaane ja koolitusi ja asju ja eks me selle jaoks, meil kõik seisabki nende igakuiste annetajate peal ja nüüd olen hakanud seda sama One Worldi edasi tegema, et me nüüd tegime teise uuesti siin suve alguses ja tegelikult just nüüd see nädal on 3. toimumas meil, mis on 12. september uues laines, kus on jällegi äge meil Martin Kuningas teeb seekord oma avaldamata lugudega laivi ja kõik, mina ise olen saanud nii ägedat maailmamuusikat seal mängida on ja mul on nüüdseks kujunenud välja siin live trummar, kes mul on kõrval ja live saksofoon ja lisaks mul on seal teised ägedad nagu need DJ-d, kes mängivad sellist huvitavamat muusikat. Ja ma arvan, lihtsalt on ka inspireerinud see energia, mis on õhus, kus sa tunned, et inimesed tulevad nagu heategevuse eesmärgil nagu tantsima ja lõbutsema ja hea muusikaga, et see on nagu nii mõnus, et siis kõige sellega me ka nüüd kogume raha, et hoida nii, kas siis katta neid lastekodu kulusid
mida nad hetkel veel ise katta ei saa ja siis samal ajal tekitada neid sissetulekuid, et nad lõpuks siis kataksidki need kulud nagu ise ära. Seal on siis, et kogu tulu, selle ürituse tulu läheb sinna otse? Jah. Nii äge. Just, et esimese selle peoga me saimegi lastekodu renoveerida. Et see on tegelikult nagu hästi äge, et see kogu see päev ja õhtu oli nii, ma vist nagu kogu see esimene pidu täitsa, mis oli nii suur, ta oli hästi suur fotografiskas meile, seal oli enne veel Aafrika õhtusöök seal üleval korrusel restoranis koos Aafrika muinasjuttudega ja ta oli meil nagu nii selline äge, suur, kompaktne nagu asi. Et see nagu mingi armastuse rõõm ja energia, mis seal nagu oli paks seal ruumi sees, selle sees oli nii mõnus nagu tantsida ja äge, et kõike seda on see heategevus mulle nagu kinkinud ja nüüd saan ma seda mingisugust ürituskorraldust ja ka muusika asja läbi selle edasi teha ja jah, see on praegu mind ka väga kuidagi inspireerinud, et ma saan oma mingeid lemmikartiste kokku kutsuda ja avastada ise ka maailma muusikat ja seda nii palju ei kuulata või seda nii palju ei ole, on ju. Et tihtipeale inimesed käivad, mis muusika see on, et see on nii äge, on ju, et see on minu jaoks ka selline äge viis, kuidas elu ise seob need kõik ütleme sellised teemad kokku, mis sind tegelikult kuidagi põlema panevad, on ju. Igast valdkonnast nagu veits. Nii äge. Ja oota nüüd 12. september sellel reedel. Kus on kohas? Uues laines, seal Balti jaama juures. On kell 8 on juba uksed, kell 10 on Martin Kuniga live ja siis sealt edasi on meil väga ägedad DJ-d ja kõik läheb heategevuseks sinna otse meie lastekodule. Nii et sa tuled tegelikult peole, tantsid ja mõtleb, ma kujutan ette, kui kõik tulevad selle täpselt nagu ütlesid, selle tundega, et sa tead, et sa teed ka head juba selle tantsimisega, siis see energia võib väga-väga mõnus. Ma ei ole väga ammu tantsu peal käinud, aga võt sinna küll tahaks tulla ja nagu nii sa pead pileti ju maksma, nagu ükskõik kuhu peole sa lähed, aga nüüd sa tead, et see raha läheb kõik sinna Ugandasse, õigesse kohta, sellisesse kohta siis. Ja muusika on väga hea, sest et ma olen ka ikkagi, ma arvan, miks ma olen ka hakanud muusikat ise DJ-na mängima ja miks see mind nii väga inspireerib, on see, et ikkagi enamus kohtades, kus ma käin, ma tunnen, et see nagu ei kõdita minus midagi või et ma kuidagi ei saa nagu ennast niimoodi väljendada, nagu ma tahaks või et puudub see mingi ilu või hing või mingi asjal tihtipeale minu jaoks ka mingisugused, ütleme, kus siis vähemalt mainstream muusikat ei mängita, siis minnakse teise äärmusesse ja see on kuidagi hästi sükene sünge või natuke kuidagi tekitab mingist pimedust sisse, mis mind ka kuidagi ei kõneta või mida ma ei pea vajalikuks oma ellu. Et siis ka see on mulle olnud hästi kuidagi äge. Et ise siis leida seda muusikat, mis mind ja mul on nii palju erinevaid neid stiile. Et siis, et ka see, kui ma saan ise korraldada, et ma tean, et seal on nagu äge muusika, kus on päriselt nagu mõnus nagu tantsida ja keha liigutada. Ja see vaata, kui need live pildid seal juures, kui sa ütlesid saksofon ja trummid. Ja see, ma kujutan, et see on väga äge. Ja sa tunned, see on ikkagi ei ole veel päris live muusika, aga ta annab seda nagu kohal, sest see on kõik ka improviseeritud, on ju, et see ei ole mingi ette planeeritud nagu asi, et just see elu, mis seal on. Väga lahe, nii et sel reedel. Aga nüüd, kui keegi kuulab, aga ma ei saa peole tulla, võib-olla ma elan kuskil kaugemal. Aga kuidas veel saab aidata? Mis veel saab teha siis? Ütlesid, et igakuised annetajad on? Meil on igakuised annetajad nii Patreoni keskkonnas kui ka siis ütleme tavalise otsekorralduse kaudu pangas. Seal oli kunagi mingi teema, et see 1000 oleks vaja kätte saad, siis see täidaks eesmärgi. Ta endiselt on see teema. Praegu meil on umbes see 1000 mõte oli see, et kui igaüks annetaks 5 eurot on ju, et tegelikult kui mul oleks 5000 eurot kuus, et katta nagu nii-öelda neid kulusid, kui ka siis tegelikult teha neid projekte, on ju. Et siis ma arvan, kogu see iseseisvus, ma täitsa usun, et see on võimalik, ma näen, et see on võimalik, oleks juba olnud. Aga eks neid igakuised annetajaid ongigi raske leida, neid aeg-ajalt ka hukkub ära. Et kogu see töö ja kõik ega lihtsalt ei jõua üksinda, on ju. Et nüüd ma olengi tegelikult seal kohas, kus ma olen välja hõiganud, et ma otsin abilisi ja täitsa 37 inimest kirjutas mulle erinevate ametite peale. Ma pean sealt mõtlema, kuidas seda kõike, mis minu pea sees nagu kogu selle asjaga nagu on edasi delegeerida, on ju, et tegelikult et ka enda jaoks hea tegu või aitamine saaks olla ka enda jaoks jätkusuutlik, on ju. Siis tegelikult, kui ma viimane kord käisin, siis ma jäin haigeks, ma jäin malaariasse ja ilmselt see ka ma nägin oli kõik sellepärast, et ma olin nii läbi põlenud, et ka ilus õppetund, kuidas nagu ennast hoida.
et nüüd ma proovin, et aidata saab ka oma tarkust ja teadmistega, on ju, et eriti need, kellel on oma mingi selline põlev mootor sees, et ma tahaks ise olla käivitav nagu jõud, on ju. Aga muidu on meil jah, need igakuised annetajad, kelle najal see kõik nagu seisab, nii need, kes siis on haridustoetajad, kui ka siis just need need annetajad, kelle raha läheb siis selle kõige jaoks, mis meil seal on, nii laste haiglakulud kui mingisugused riided, mis on jälle vaja, jalanõud, mis jäävad väikseks, toidulaua katmine ja nii edasi. Nii et Patreonis on siis... Patreonis on võib-olla lihtne lihtsalt klikk panna, aga meile kõige vähem neid igast lisakulusid läheb maha lihtsalt internetis panga otsekorraldusega, on ju. No jah, et väikesild.ee eesti keeles või siis Little Bridge Foundation on, aga me ei olegi vist nime öelnud, Little Bridge Foundation on see väike sild, on ju, mis ühendab neid abisaajaid ja abiandjaid. Ja Instagramis igal pool on see info olemas. No mõtle, kui praegu meie kuulajaid, ma ei tea, palju meid kõvasti üle 1000 on ikkagi iga kord. Ja mõtle, või kas või ma ei tea, iga kolmaski kuulajast, iga 5, iga 10 juba leiaks selle 5 €, siis oleks nagu nii vägev, et kui palju tehaks juurde. Nii et ühesõnaga väike mõte, minge vähemalt piiluge seda lehte, minge vaadake juba oma silmaga lähemalt sealt, ma käisin ka, vaatasin, seal on videosid asju, kus sa ise räägid. Ja. Et saab nagu visuaalselt ka selle kogu jutu praegu siit, mis sai silme ette. Ja kui ei ole tunne, et peab just seal aitama, siis ma olen alati ka nagu öelnud, et minu arust oleks ilus, kui üldse meil oleks maailm, on ju, kus igaüks annetaks iga kuu kas või 2 € on ju, või 5 € või kui ma olen käinud ka nüüd, ütleme, teistsugusematel loengutel või asjadel suhtlemas inimestega, et öelnud, et kui ka iga firma tegelikult annetaks kogu oma tulust 1%, on ju, et kui palju tegelikult maailm muutuks. Et kes ei tunne, ei pea üldse minu sellele tegemisele annetama, on ju, kui sul on mingi muu asi, mis sind kõnetab, on ju, kas laste tervis kusagil siin Eestis on ju, või kodutute loomade varjupaik või mis iganes on ju, loodushoid. Et kui igaüks annetaks kuskil, et kui teistsugune tegelikult maailm oleks, on ju. Et see väike annetus, mis igalt ühelt üks kohviraha 5 € nagu kuus, on ju. Et tegelikult võib nii palju muuta, kui kõik inimesed kokku tulevad. Jah, täpselt üks cappuccino, üks latte. Jätad ostmata, ongi see 5 €. Nii haige mõelda tegelikult niimoodi. Aga vahepeal on vaja seda meeldetuletust, nii et ma loodan, et nii mõnigi sai selle meeldetuletuse praegu. Mis ma veel, teate, me oleme nüüd jutuga nagu jõudnud niimoodi, et... Kõik need plaanid, mis sul olid. Mul olid mingid plaanid, alati on. Aga ma mõtlen, kust me siis, tegelikult me nagu tavaliselt lähme nagu lineaarset järjekorda pidi, on ju. Aga võib-olla me selles mõttes lähme siis nüüd sinna alguses, sest ma tahaks ikkagi, ma kujutan ette, et kõik tahavad ka näitlemise kohta teada ja selle kohta ka kuulda, aga lähme sinna, sa enne natukene, korraks ma olen vanaema, lähme sinna väikese Hennes juurde, et nüüd me tegelikult oleme päris hea pildi saanud sinu mõttemaailmast juba, milline sa oled, milline sa inimesena oled, aga tahaks nüüd aru saada, kust sa selliseks said, miks sa selline, et kust sa üles kasvasid, kes sind niimoodi selliseks on natukene kujundanud ja niimoodi, ma ei tea, muundanud. No ma ei kasvanud üles linnas, ma kasvasin üles väiksemas sellises külas, kus ma tohtisin kuni kella 11-ni õhtul 5-aastasena, kus iganes konnata ringi ja mängid ukakat ja mahajäetud majades kusagil käia ja metsa vahel uurimas mingit rebase karvu, mis kusagil on ja mis iganes, mul tulevad mingid mälupiltid, on ju. Et jah, ma kolisin alles 8-aastaselt Tallinnasse. Ja siis tulin linnakooli ja siis kõik muutus, ei saanud enam Marti jooksmas käia ja oli nii palju reegleid ja ei tohtinud minna kuskile aga et jah, oma selle esimese aja ma elasin kuidagi maal niimoodi sellises suures vabaduses ja koos oma vanemad olid ka meil juures ja et kellega ma just tulin siit metsast seenelt, eile käisin nendega seenel metsas ja et kindlasti sealt vanema on mul suur aiamaal tegija ja rohija ja korilane ja kõike, et sealt on kindlasti mingi süke, mitte küll need ravimtaimetarkusi, et neid nagu ei tuld väga nagu kusagilt peale kummelis on tavaliselt kõigi vaata see kodus see asi on ju. Aga et jah, see mingi looduses olemine ja mu ema on väga selline äge vaba hing, kes on mind ka igale poole kaasa võtnud terve elu ja me oleme käinud igal pool laevaga sõitmas laatadel, kus iganes segelnud, et kuidagi sealt ma olen tulnud
ja käinud hästi palju igasugustes lastelaagrites hästi erinevates kohtades ja mõnel suvel 2 või 3 lastelaagrit isegi korraga ja vahetanud koole hästi palju kolimise tõttu, et kui ma maalt kolisin linna ja siis linnast ka kolimise tõttu ja ühel hetkel koolikiusamise tõttu. Et võib-olla sealt koolikiusamisest on mul tekkinud ka mingisugune kaastunne ja tunne, et nõrgemate eest peab seisma ja et sinu hääl on oluline, et sa ei ole vaiki, kui kedagi kõrvalt kiusatakse, et pole kas siis sinu klassiruumis või maailmas riikide vahel on ju. Ja jah, kuidagi niimoodi oleme ilmselt sirgunud sealt. Vaata ka huvitav, kuidas paned nüüd nagu pilti veits kokku jälle. Mis sa enne rääkisid ja vaata, mis seoseid siit tuleb, nii põnev. Kuna mul endal on 2 poega on ju, siis lapse vanemana tundub see kiusamine kõige hirmsam asi vist üldse. Nagu enne, kui nüüd meil hakkab siin kool lähenema ja niimoodi, et täitsa uus maailm ootab ees. Mille pärast üldse sind kiusati? Kuidas sellest üldse, kuidas sa välja tulid sellest? Sest mul olid kõik 5. Et tuupur on ju. Ma olen ka see tuupur. Jah, et neid kiusamiseks ei ole tegelikult mingit sellest loogilist põhjust vaja on ju. Et eks see ma arvan, tegelikult on hästi loomulik, et lapsed ka peegeldavad täiskasvanute maailma ja seda maailma, mis neil kodus on. Ja et tegelikult see on mingisugune jõudude tasakaal, mida hakatakse katsetama, on ju mingisuguseid sotsiaalseid piire, jälle ka mingisugust kontrolli, mingisugust jõudu, kes juhib, kes allub ja kuidas nagu panna teisi enda pille järgi tantsima ja hakata lasta teistel kedagi teist kiusata või mis iganes on ju. Et ma arvan, et seda ikka tekib, sest et see maailm ka meil ümber on nagu selline. Aga kuidas sa sellest välja tulid või nagu just kui sa praegu on seda, sa saad aru sellest on aga just lapsena? Aga lapsena ta oli ikkagi, ma olin selline just sükses teismeli seas on ju 13, 14. Et ta oli ikkagi raske, ma olin lõpuks ikkagi mingil hetkel ei olnud ühtegi sõpra ja siis lugesin kodus neid Twilighti raamatuid, need just olid välja tulnud on ju. Aga lõpuks ma ikkagi vahetasingi kooli. Ja siis uues koolis oli hästi tore. Ja tükk aega seal meil oli varjamine, et ei tohi kellelegi öelda, et Janissile kõik 5 on ja et selle vana hirmu pealt on ju. Ja siis kui see lõpuks välja tuli niimoodi ootamatult klassiruumis, et eesti keele õpetaja ma mäletan ütles, et ma vaatan, kas sulle panna 4 või 5, aga et sul kõik teised on 5, et ma siis panen sulle 4. Siis ma mäletan, kuidas ma otsin seda hinge kinni, et ei, et kõik saavad jälle teada. Ja siis kuidas see klassi kõige populaarsem tüdruk mu eest pööras mu poole, et sul on kõik 5 või? Nii äge, mul võis ka kõik 5 olla, et kuidagi see ootamatu pööre, mis seal oli. Et ka keskkond on, ma arvan, oluline, et kindlasti on neid koole, kes väga palju rohkem panevad rõhku sellele, et meil on ju Eestis kiusamisvaba kool, mis on ka üks MTÜ, kellel mina olen aastaid ikkagi annetanud, et kes tegeleb sellega, et sellega tegeleda, et see kiusamisega tegelemine on ju tegelikult nii palju suurem asi, ta ju õpetab inimestele suhtlemist on ju, kommunikeerimist, seda, kuidas sõnadega asju lahendada, kaastunnet, seda, kuidas, kui sa näed, et kellelegi teisele tehakse liiga, et sa ei vaiki nurgas on ju, et seal on see õpetus vist, et on 3 osapoolt kiusamisel on ju, et kiusa ja see, keda kiusatakse, siis see, kes kõrvalt pealt vaatab on ju. Ja et lõpuks on tegelikult ka kiusajal abi vaja on ju, et ka talle midagi toimumas on ju, et see on nagu nii seda ma ka õudselt mingi hetk väga kogu aeg jagasin ja nii-öelda olin see advocate sellele kiusamisvaba koolile, et see, kuidas et meie haridusprogrammis ikkagi sellest on ju puudu, et kuidas õpetada meid ka inimeseks olema on ju, sest seda sama kiusamist on ju meil töö juures, peredes igal pool on ju, et kuidas õpetada nagu piire seadma, sellele nagu vastu astuma, suhtlema, kaastunnet on ju omavahel, et saada aru ja kogu seda, ütleme, küpset suhtlust ja lõpuks ka seda sama, millest me juba rääkisime, et keegi teine tegelikult ei saa minusse halba tunnet tekitada, on ju. Et kuidas, et see kindlasti on väga palju ka mulle andnud selle mõtestamine ja selle kogemine ja lõpuks ka need hirmud, mis sealt kaasa tulid, nendega ka töötamine ja ära maadlemine, et nendest lahti saada. No kui ma vaatasin nii-öelda, tegin eeltööd sinu kohta, siis mul ei olnud üldse meeles see, et tegelikult näitleja, kui sa räägid siin teismeast, siis selles teismealisena sa olid juba kodukeset linna ju.
kuidas ma selle ära unustanud? Me oleme samaealised. Nii et see oli hitt kõigi meie vanuste noorte ja ka täiskasvanute seas ju. Et kas sa siis... Kas see nagu näitlemise soov ja see kuidagi teadmine, et ma tahan näitlejaks saada, oli juba siis olemas või kuidas see selle kõige kõrvalt nüüd siin kasvas? Ma ikka näitlesin juba lasteaias. Ja ikkagi kõik need mingisugused väiksed lavastused, mis seal olid, on ju. Ja koolis olin näiteringides ja igal pool ja lõpuks ka see kool, kuhu ma lõpuks läksin, 32. keskkool, mis on väga äge kool, mis on rohkem nagu huvikool kui päris kool isegi, on ju, et seal on nii palju neid tegevusi, et ka seal olin ma teatriklassis. Meil oligi täitsa teatrikallakuga, on ju, et Eestis või Tallinnas vähemalt on 2 teatrikallakuga kooli, on ju, et see meie 32. ja siis vanalinnas on hariduskolleegium, ei hakka. Et tegelikult ma seal juba olin, aga sealt ma seda teatripisikut kuidagi kätte ei saanud. Et mul oligi ka see filmi näitlemise pisik, on ju, kuna ma seal kodukeset linnas nagu olin. Aga mul tegelikult ei olnud üldse plaan, et mina vist olin nendest üks selline vähene, keda ei arvatud, et ta kuidagi teatriga edasi tegeleb. Teised olid nagu kuidagi rohkem võib-olla sellised kultuursed ja huvitatud luulest ja kõigest nagu sellest, on ju. Et mind on alati ka nagu peale vaadatud ja antud mingisugune hinnang, et on teeb mingeid muid asju ja teda huvitavad mingid sellised lihtsamad asjad võib-olla ja. Aga siis kuidagi jälle mingi tunne oli mul pärast lõpetamist, ma tegelikult võtsin üldse vaba aasta. Kõik klassijuhatajad ja kõik ütlesid, et ei pead minema advokaadiks õppima ja mida kõike on ju. Iäline on ju. Jah, et kõike seda ära kasutama ja siis ma ütlesin, ma lähen baari tööle. Ja siis ma töötasin baaris, kus mul tegelikult oli üldse selline muusikaarmastus, kus ma hakkasin täitsa esimest korda, et mina ei ole kasvanud üles nagu mingi ägeda muusikaga, nagu osadel mingi isad on Pink Floydi mänginud kitarril nagu väiksest saadik on ju, või et ma ei teagi, et minu esimene plaat oli Meie mehe šokolaadist jänes on ju ja meil mängis Star FM kodus. Et mina hakkasin tegelikult alles seal baaris nagu avastama mingit vana rockmuusikat, mis on nüüd mulle hingelasti nagu lähedane ja kõike nagu muud. Ja sealt tegelikult kasvas ka minu DJ-karjäär välja, et nüüd ma tegelikult olen täitsa novembris saab 11 aastat mul tegelikult muusika mängimisest. Et kõik see oli minu jaoks hästi oluline, et vahel mul ka ikkagi satub neid noori inimesi, kes tahavad minna teatrit õppima või ka just tudengeid on ja kes küsivad küsimusi, et siis ma igal juhul alati soovitan, et jumala eest ärge olge tublid, et ärge tehke seda, mida nagu peab tegema, et oleks mõistlik minna või mul ka just siin üks noorem sõbranna, kes on tekkinud, oli ka, et ma mõtlesin, ma lähen 2 erialale korraga veel on ju, et lähen kusagil arstiteadust õppimist kuhugile kultuurikorraldust ja siis see on jumala eest, et nagu, et mitte kunagi, kui ma mõtlen tagasi, ma nüüd väga püüan, et mul tekiks nüüd see aeg, kus mul ei oleks nii palju vastutusi. Aga seda aega, kus sa oled selline 19, 20, kus sul ei ole mingeid suuri vastutusi, sa juhi veel lastekodu, sul ei ole mingit talu, mida sa pead renoveerima, sul ei ole mingit suurt karjääri, mida sa pead kuidagi kavalalt targasti juhtima, otsuseid tegema. Et kõik need asjad on veel nagu olemata, et see on kõige mõnusam aeg, et ma olen ise nii õnnelik, et ma võtsin selle aja, kus ma sain lihtsalt nagu aasta vabadust nautida ja üldse avastada, kes ma ise olen väljaspool nagu seda kooli on ju, et miks ka need kiusamised koolis tunduvad nagu nii traagilised, sest see on kogu maailm, mis sul on, aga praegu reaalselt oma sealt keskkoolist ma võib-olla tegelikult ei suhtle oma klassistki, võib-olla väga kellegagi 1-2 inimesega ja kogu see maailm, mis seal tundub, on ju, kõik see persoon, mille sa oled 18-19 aastasena loonud ümber selle, et see kõik on nagu enamalt ikkagi illusoorne. Ja et kui sa võtad selle aja, et korra nagu tulla sellest välja ja olla korra maailmas ja vaadata, et okei, et nüüd kui keegi ei ütle mulle, mis kell ma pean kus olema ja mida ma õppima pean ja tegema pean, et mis mind siis nagu huvitaks ja kes ma siis nagu olen, et minu arust see on nii väärtuslik aeg, et ma alati kõigile nendele noortele ütlen, et kui vähegi saad, tee midagi täiesti rumalat või ma ei tea, mine baari tööle või võta aasta aega reisimiseks või ja siis küll siis tuleb see õige tunne, nagu mul tuli see tunne minna täiesti ei tea kust teatrikatsetele, mitte üldse selle jaoks, et minna teatrikooli, aga selle jaoks, et lihtsalt saada teada, mis nad huvitav teevad seal katsetel. Ja siis seal tekkis juba, sain sinna kooli sisse ja tekkis suur hirm, et issand, kas ma nüüd üldse ei planeerinud seda, kas ma nüüd peaks siia minema ja praegu mõtlen ka, et see oli ka suur hirm, mul on ju sinna nagu minna.
ja et siis, aga siis oli jällegi õige tunne nende inimestega seal koos ja kindlasti ma arvan, näitlejaõpe, teatriõpe on üks väga, ma ei kujuta ette mingit teist eriala, kus sa pead nii intensiivselt iseenda seesmise maailmaga tegelema, on ju, et kuidas lava peal üldsegi olla, kuidas iseennast jälgida, kuidas analüüsida karaktereid, näha, et ükski karakter ei ole ju meelega halb, vaid et tal on mingi põhjus, miks ta mida teeb, on ju. Et minnakse nagu sügavamale. Et kõik see süvaanalüüs, mis sa teed nagu nii sellele tükile, mida sa tegema hakkad, kui nendele tegelastele. Ja niimoodi sa hakkad ju analüüsima inimesi või noh, et ja iseennast ja kõike on ju. Et ma mäletan, ma ühel hetkel olin täitsa nagu pooleldi siukses nagu skisofreenilises momendis, et ma kogu aeg nägin ennast nagu kõrvalt. Sa mäletad seda mingisugust noort Henessit, kes on peaaegu teatrikooli lõpetamas ja juba teatris kusagil laua taga koos kõigi teistega ja siis kõneled ja analüüsid seal teksti iga asja peale. Ma mõtled, issand, see oli nii loll, miks ma niimoodi ütlesin või et issand, miks ma nüüd nõnda, issand, mis nüüd kõik mõtlevad või et see oli nüüd nõme asi, mis ma ütlesin ja miks ma nii tegin. Siis ma tükk aega nagu et see eneseteadlikkus nagu alguses muutus nii kuidagi segadusse ajavaks ja kurnavaks ja koormavaks, siis ma püüad endale öelda, et sa kujutad ette kõike, on ju, et keegi teine ei mõtle sust nii ja keegi teine ei pane neid asjugi tähele. Aga siis ka mul ühel hetkel tekkis nagu ilus arusaam sellest, kuidas, et ma tegelikult ei kujuta neid asju ette, vaid et mul on tekkinud mingi jälgija endas, kes tegelikult on võib-olla rohkem mina kui see persoon, keda ma teistele nagu esitan ja kes tegelikult tunneb ära, kui ma nagu valest kohast midagi teen. Et kui ma kommenteerin mingit asja lihtsalt selle jaoks, et olla tark või kui ma kommenteerin selle jaoks, et kellelegi nagu ära susata või ära panna, on ju. Ja siis sellel hetkel nagu tegelikult see asi jääb ennast kriipima, sa saad aru, et see tegelikult ei tulnud nagu ausast ja armastavast kohast. Ja ma arvan, et kõige läbi kogu selle nagu töö teatris ja igal pool mujal ja läbi selle jälgija, mis sealt tekkis ja keda ma olen nagu edasi arendanud, on, ma arvan, tekkinud väga ilus just see komme ka iseennast jälgida ja näha, kuidas me enda sees on see mingisugune ka tõetunne olemas, kes tegelikult märkab, kui me, et see, mis õhtul jääb kriipima. Et see ei ole see, et teised ei mõtle nii, vaid et tegelikult jälgida, et miks ta jällegi kriipima jäi. Et mis kohast ma käitusin või ütlesin või mis seal on, mis mind kriibib, et tegelikult märgata, et see mingi seesmine, mingi tark või mingi tõde, mis me sees on, tegelikult annab märku kogu aeg. Sellepärast need näitlejad on nii targad. Ja mina olen väga suur fänn kogu meie sellel õppel, sest et see on täiesti nagu absurdne, mida me õpime, mida me läbi teeme, nagu see laval olemine, kuhu ma oma käed panen, iga asi, mida sa teed, keegi kritiseerib sind, kõik vaatavad sind, sa ei oska midagi teha. Su ümber on 20 inimest, kes kõik täpselt sama asja püüavad kõige paremini teha nagu sina on ju ja kogu nagu see, et see on, et väga paljud läksid meil ikkagi mingiks ajaks nagu väga katki, siis on et kas sa leiad selle oskuse, kuidas ennast uuesti kokku panna ja nii edasi, et ta on hästi intensiivne, hästi ilus. Väga lihtne on haiget saada kindlasti selles õppes, et ma kindlasti näen, et ka nagu teatriõppe vajaks ka hästi palju sellist, kuidas öelda, psühholoogiaga koos või sellist nagu hingehoidmist või südamehoidmist on ju, et aga jah, ta on hästi vägev, hästi raske, aga hästi vägev õpe, et ma kujutan, et mingit, mis teist eriala ülikoolis saaks niimoodi teha, et sa nagu siukse teega enda sees nagu läbi teed. No sa mainisid ka, et see kõike, mida seal õpetatakse, kõik nagu see juba see analüüs, aga kui nüüd rääkida puhtalt näitlemisest, siis seal õpetatakse ju vaata, kuidas mingi rolli minna või kindlasti on mingid tehnikaid, mida te kõike seal õpite ka, on ju. Kuidas sinul see siis käib? Lihtsalt kui ma ei tea, ma ei olegi veideks väga näitlejatega siin rääkinud, aga ma olen ise ka lapsena väga palju näitlemisega tegelenud. Aga kuidas sinul see käib? Ja mu parim sõbranna võideks ka näitleja. No. Teda ma jälgin, Kandi. Teda ma jälgin ka ja temalt ma olen ka nagu uurinud, et kuidas, ja ma olen teda ise filminud ja ma olen näinud seda kõrvalt, kuidas ta rolli läheb. Et see on hästi huvitav, et kuidas sinu, ma arvan, see on võib-olla kõigil erinev, ma ei tea. Kuidas sinul see käib ja mis on võib-olla siuksed keerulisemad asjad või põnevamad asjad sinu jaoks või mida näidelda? Minu jaoks on see ikkagi üldiselt, ma näen, et seal on nagu 2 viisi. Kas sa mängid hästi iseenda pealt, mis on see, mida ma üldiselt teen, mis on siis tegelikult lihtsalt tõe otsimine kogu aeg, on ju, et kuidas olla hästi aus. Või siis on teine viis, mida ma olen saanud vähem teha nüüd võib-olla viimatine film, mida me just siin augustis filmisime, mis meil nüüd siin jaanuaris välja tuleb, Täiuslikud võõrad.
et seal ma sain võib-olla teha sellist rolli, kes ei ole üldse minu moodi. Ja siis see oli minu jaoks just põnev, et mis mood, sest siis sul nagu ütleme, puudub see autentne tunne, mis sul ise tunned, et kui sa oled nagu aus, on ju. Et siis on kogu aeg nagu see, et kas mängin praegu üle või on praegu imelik või täpselt ei saa aru, aga selle jällegi minu jaoks põnev, et see on mänguline. Jällegi ei pea nii tõsiselt võtma ja kui tuleb veits imelik, siis on imelik, mul on ka lihtsalt põnev katsetada, on ju. Aga ma selle poolt ei oskagi veel nii palju öelda, see on kindlasti mingi maal, mida ma nagu kogeda tahaks, et kuidas nagu mingit hästi kummalisse rolli sisse minna, nagu mis, et koolis, näitlejakoolis on üldiselt 2 viisi, et kas läbi füüsis, et väljaspoolt sissepoole, et alguses teed mingi asja ja siis vaatad, kes sellest nagu tulema hakkab, on ju, või siis nagu seespoolt väljapoole, et läbi nagu psühholoogia nagu leiad selle ja siis leiad, mis seal nagu, kuidas see lõpuks siis välja kostub. Aga minu jaoks jah, ikkagi ütleme, meetod või mis ma ikkagi, kust mina vist üldiselt käin, et ma üldiselt mängin ikkagi nii võimalikult palju, kui ma saan nagu enda pealt, et kui mina oleksin sellises olukorras, mismoodi mina nagu käituksin. Ja siis ta on jällegi selline ilus teekond, kuidas nagu seda mingisugust tõetunnet otsida, on ju. Ja see on päris keeruline, et üldiselt kui ikkagi teksti loed esimest korda paberi pealt, siis olgugi, et ma olen nüüd seda ka, millal ma kooli läksin 2015 10 aastat tagasi ja oled palju neid ikkagi näidendeid ja kõike lugenud. Alguses mina vähemalt ei oska, ma ikka loen kohe alguses, loed ikkagi puiselt seda kõike ja ise loed ja saad ka aru, et see ei ole üldse usutav ja see on jumala imelik, mis ma välja ütlen. Et millegi pärast on raske seda elu nagu panna selle teksti sisse, mis on paberi peal ja selle tegelase sisse. Aga ta ongi selline põnev, selline elu taasloomise nagu protsess ja siis selle jaoks peadki ise elu kogu aeg ka jälgima, on ju, et aru saada. Et kui me vestleme, mismoodi me vestleme, on ju, et mul ei ole ükski lause tegelikult nagu välja mõeldud, on ju, vaid et ma nagu hakkan kusagilt otsast liikuma ja siis vaatan, kuhu ma välja jõuan, on ju, ja kuidas seda teksti siis samamoodi anda, mida sa paberilt annad, mitte et ma tean ette neid järgmist 3 lauset ka, on ju, ja et kui tihti ma tegelikult, kui vähe ma sulle näiteks otsa vaatan, on ju, kui me räägime, on ju, aga tihti peale kui hakkad seda mingit asja tegema, siis nüüd me räägime, vaatan sulle otsa, on ju, et see, ma arvan, põhimeetod, minu jaoks on ka elu jälgimine ja siis mingisugune tõe otsimine, mis on äge, et ma saan nii tööna tõde otsida, kui siis ka oma enda teel, oma eraelus nagu enda seest seda ka mingisugust oma tõde otsida. See on ja põnev, see täpselt see jälgimine. Et ongi vaata, et okei, ma sind kuulan, ma tõesti vaatan sulle terve aeg otsa. Aga tegelikult kui sa ju inimesega räägid sõbrannaga, siis sa ikkagi nagu mõtled teda. Aga kui sa hakkad näitlema, siis sa tahad joota oma. Lihtsalt nagu ma ei ole kunagi mõelnud sihukese asja peale. Praegu sa näitasid, ongi täpselt niimoodi ju. Ja ta on just selline lõpuks võib nagu väga skisofreeniliseks muutuda, on ju, kui sa püüad nagu seda kõike nagu, lõpuks sa nagu lased ka sellel kõigel, mis sa kogud, ka lihtsalt minna. Ja siis lased ka elul jällegi juhtida, on ju. Aga jah, kui seda kõike hästi palju hästi tõsiselt võtta, siis ta võib ka nagu väga siuke. Ja. Täitsa nagu, peas asjad. Aga mis on sinu jaoks kõige olulisem roll olnud? Mis sind kuidagi on puudutanud kõige rohkem? Mis ma siin kõike olen teinud? Sa oled palju asju teinud. Teatrilavadel, filmides. Mulle vist ikkagi endale kõige ägedamalt on jäänud ikkagi see Juditi roll, mis ma tegin teatriga laval, mis oli Kivirähu ümber kirjutatud tekst, kust ka võib-olla see heategevus on tegelikult mingil määral alguse saanud, et Kivirähk, kui Judit muidu on Tammsaare tekstil, on ju, kes läheb siis oma seda linna, mis on ümber piiratud kaitsma ja lõpuks võtab sellel sõjapealikul pea maha. Et siis Kivirähk kirjutas Juditi, kes läheb ka oma linna kaitsma, aga tegelikult läheb hoopiski sõjapealikul ütlema, et palun tule, et me linna juhivad nagu täielikud idioodid, kes on meie kaevuvee ära rikkunud, kes võtavad meie metsasid maha, kaevandavad kõik on mürgitatud, mesilased surevad, kõik on nagu, et meil ongi uut juhti vaja. Et selline, ütleme, Greta Thunbergi laadne nagu aktivist. Ja lisaks sellele teemale, et sealt tekkis mul ka tegelikult idee, et lavastajale, ütleme, tavalise kingituse asemel võib-olla kinkida see, et annetame selle raha kuskil, et keegi saaks puhta veega joogikaibu. Issand, kui haige. Sorry. Aga sealt ka tekkis see, et sealt tekkis mul see mõte, ja siis ma uurisin
see oli enne siis ja see oli pool aastat enne. Ja siis mul oli üliraske, see oligi tegelikult see lavastus, mis just välja tuli, kus ma olingi et umbes 2 etendust mängitud ja nüüd ma lähen ära Iirimaale filmima Viikingeid, on ju. Aga jällegi koroonad asjad juhtusid kõik täpselt niimoodi, et teater läks nagu nii pausile, ma läksin ära, ma tulin tagasi, et kõik nagu toimis. Aga et seal tekkis et ma otsisin, et kuhu siis annetada ja kuhu see raha siis läheb ja vaatasin erinevaid asju ja oligi väga raske aru saada, et mis see nagu heategevus, kuhu see raha läheb. Ja teades nüüd, et see 50 €, et selle eest ikkagi üks pere ei saanud kaevu. Et kogu see, et sealt tekkis mul see küsimus, et mis see heategevus on, kuhu see nagu raha läheb ja mis see loogika seal on. Ja siis pool aastat hiljem tekkis siis mul see nagu ja see, et seda minu arust see on ka hästi põnev, et jälgida, et mis rollid nagu tulevad, et kuidas see kas parasjagu kajastab ja aitab tegeleda mingi teemaga, mida ma oma elus parasjagu just tegeleme, mille ma olen lõpetanud tegelemise, et on ka mingi huvitav nagu peegel. Et kogu see tekst, et kui ma alguses seda seal kõik see tulihingeline juudid, kes on pisar silmis räägib, on ju, et te olete vanad kännud, et kas sa ei kuula, mis ma sulle räägin, et meie metsad hävivad, kõik hävib, et kogu see jutt, mis seal on. Et üks viis oli mul seda siis rääkida, aga see areng, mis ma seal lava peal tegin, siis kui tuli see heategevus juurde, kui ma lõpuks mul oli päriselt mingisugune asi, kust ma sain päriselt rääkida, sa päriselt tunned seda mingit missiooni või asja, et see tõetunne, mis ma sealt lõpuks kätte sain, et ma arvan, see on mulle kõige rohkem meelde jäänud. See tunne päriselt nagu laval olla nii ausalt mingisuguse tegelase sees, et sa ei näitle nagu justkui seda mingit valu maailma pärast ega mingit tunnet ega mingit asja, vaid et sa oled päriselt selle sees, et see oli väga, väga, väga äge. Issand, nagu kui huvitav, kui haige, ausõna, nii lahe. No eestlaste jaoks on kindlasti kõige olulisem roll, viikingite roll sinu puhul, no võib-olla ka kogu maailma jaoks selles mõttes, aga räägi sellest viikingitest võib-olla nii palju, et esiteks mul on küsimus, kuidas üldse üks Eesti näitleja saab? Sina ja Pääru vist olete olnud, on ju? Kui kerge on Eesti näitlejal saada niimoodi välismaale, mis see protsess on olnud? Kas see on nagu siuke tavapärane või tegelikult see on ikkagi mingi arukordne juhus? Üldiselt ma arvan, et ka nagu aktsendi tõttu, aga ka lihtsalt selle tõttu, et me oleme, ütleme, teistmoodi alles iseseisvuse saamutanud riik on ju kõik nagu vaikselt areneb, et vaikselt need uksed on üldse nagu, ma tunnen, et viimase võib-olla 5 aasta jooksul ongi nagu muutunud see maailm, kuidas võetakse iga aktsendiga, iga välimusega inimesi igale poole on ju, et see kõik on nagu ka seriaalides asjades muutunud. Et meie vist jah, nagu Pääruga äkki olime ühed nii-öelda ametlikult esimesi, kes nagu kuidagi läksid nagu siukseid nagu välismaale mingeid asju nagu tegema. Et nüüd see uks on nagu lahti läinud, et päris mitmetel Eesti näitajatel on agent, kes nagu tegeleb ja pakub mingisuguseid self-tape või asju. Kuidas teie selle välismaa agendi siis saite? Mina sain selle läbi Buffy programmi, mis on see Black Night Stars, kus siis valitakse nii Põhjamaadest kui Baltimaadest ja nii edasi 10 näitlejat siis, kes siis seal nagu justkui tutvuvad igasuguste casting directorite, režissööride ja ka agentidega ja sealt ma saingi agendi. Ja esimene see self-tape, mis mulle saadeti, ehk siis casting agendi poolt oli see sama Viikingite Valhalla. Ja siis see sama, selle tegin ja siis ma sain kohe teise vooru ja siis juba oligi see, et sain selle rolli seal. Self-tape'i pidid tegema, mis see teine voor siis oli? Teise self-tape'i veel mingi teisele tekstile nagu. Et üldiselt tihti peal võib-olla esimest teksti ei anta seda päris veel, mis nagu seal sarjas on, et hoida mingit konfidentsiaalsust on ju ja siis neist saad juba rohkem teha. Aga selle ma tegin samamoodi niimoodi, et ma ikkagi lähen nii, et ma ei püüa nagu sobituda sellesse, mida nemad tahavad. Vaid ma võtan selle teksti ja ma mäletan, ma seal nägin ka, et see on mingi naiivseks kirjutatud roll, aga mind selline roll tegelikult ei huvita. Ja siis ma võtsingi, et okei, aga kui mina seda rolli teeksin, mismoodi mina tahaksin seda teha. Ja siis ma lahendasin selle rolli nagu palju emotsionaalselt nagu intelligentsemalt. Et seal on mingisugune seesmine nagu jõud ja tarkus, mis seal taga tegelikult on. Ja ma arvan, et see oli see, mis võib-olla ka eristus neile ja mida nad nagu lõpuks sealt nagu võtsid. Ja seda ma olen teinud kõikide nagu mingisuguste castingute puhul, et mitte, et see ei ole mulle esmatähtis, et ma nüüd pean saama näidelda, muidu suren. Et ma pean saama teha seda
mis mind särama paneb, mis mind põletab, mis mul nagu endale nagu midagi annab. Ja kui see nagu teistele ei sobi, siis mul ei ole vaja seda teha, on ju. Aga kui nagu lavastaja koha peal, ma lihtsalt nagu tean olukordi, et kui näiteks lavastaja koha peal ütleb sulle, et aga nagu tahab näiteks, et sa mängiksid seda teistmoodi, nagu tahab, et sa veel rohkem võib-olla üle paneksid või ma ei tea, mida veel saab nad paluda. See on teine asi, see on ikkagi juba mänguline koos siis, nagu avastamine. Aga noh, casting on ikkagi nagu minu arust kahepoolne. Yeah. Et teie castite mind, aga nagu, mina casting ka nagu teid. Esiteks, kas mul on üldse teiega tore teha midagi, on ju. Et kindlasti on ära öeldud ka asju, kus tunnen, et noh, mul ei oleks seda projekti tore teha, et siis see mind ka ei huvita, on ju. Ja vastupidi, et ma pakun teile, kuidas mina seda rolli lahendaksin, kui see teile nagu ei sobi, siis jumala eest võtke keegi teine. Ja kui teile just sobib see minu pakkumine, siis noh, ma juba teangi, et sellepärast ma arvan, ma seda ka teengi, et siis ma tean, et kui ma platsile lähen, et mitte, et ma hakkan siis nagu ümber rääkima, et ma nüüd tahaks tegelikult teha teisiti, vaid et ma juba võtsite mind sellepärast, et ma pakkusin juba alguses oma versiooni, et see meeldis teile nagu. No, väga põnev. No nii, kui sa läksid nüüd sinna võtetele, see oli ikkagi esimene välismaine rahvusvaheline koostöö, on ju. Mis sind siis seal ees ootas, mis sind üllatas, võib-olla lihtsalt, kuna ma arvan, mitte keegi meist, suurem osa kuulatest me ei satu kunagi Netflixi sarja filmi võtetele või sarja võtetele, siis mis seal oli siukest mingi see oli äge või mis, ma ei tea, nägid sa mingid massitseene pealt või kuidas see erines võib-olla Eesti filmi tegemisest? Üsna sama on kõik. Hästi palju kiire on kogu aeg, ei ole aega väga proovi teha, midagi teha. Ja kiiresti on söögipaus ja kiiresti edasi minema. Aga ma arvan, äge oli see, et meil oli ju koroona aeg, nii et me olime seal kõik kinni. Nii et me elasin 6 kuud järjest Iirimaal ja me olime kõik seal nagu pere, sest et kõik olid seal, keegi ei saanud koju minna ja siis ainuke pere, kes sul on nagu oma need kaasnäitlejad seal on ju. Et see oli nagu hästi äge soe, et ma olen hästi õnnelik, et see oli nagu minu esimene nagu siuke välismaa asja kogemus. Et sa oled justkui nagu laagris. Et noh, samad lastelaagrid, kus ma nagu terve elu käisin on ju, et sul on nagu te käite õhtuti kusagil söömas, käid kellegil külas, vaatate koos filmid, et õhtusööki, kus me nüüd nädalavahetusel lähme on ju ja teeme ja et mul oli väga-väga äge. Ma lennutasin oma kassi sinna ja siis ma ostsin seal auto ja siis mul oli vahepeal ikka 2 või 3 nädalat jälle vaba aega ja siis ma sõitsin kogu Iirimaa läbi oma selle autoga, kus ma võtsin tagumised istmed ära ja panin madratsi sisse ja käisin oma kassiga seal iga kaljunuki peal ja metsas ja. Et mulle jäi see meelde need inimesed, kui tore meil oli ja kuidas me pargis igast mänge mängisime ja piknikke tegime ja et need väga ägedad inimesed, kes olidki ju igalt poolt üle maailma on ju Põhjamaadest, Euroopast, Austraaliast, kusagilt sealt idamaade poolt, igalt poolt. Aga mis oli võib-olla kõige siis ägedam stseen, mida te tegite, mis sul on nagu mingi võt siukest asja ma ei ole enne näinud. Ikka tahaks mingit sellist. No mul oli äge, et lõpuks kui 3. hooaeg kätte jõudis. Noh, hästi äge oligi võib-olla see, et ta ikkagi oli väga inimeste projekt minu jaoks, et see sama meie produtsent, kes on kogu selle filmi produtsent, on mul Talus külas käinud. Päriselt? Ja me oleme nagu väga head sõbrad on ju. Ja et koos minu grimeerijaga, kes on hoopis nagu et see side, mis seal tekkis, oli nagu nii äge. Ja ka samamoodi, et kui nagu kirjutati kogu seda sarja, et mis siis nüüd teises hooajas saama hakkab, mis nüüd 3. hooajas saama hakkab. Et siis ma sain mult küsiti, et ma sain öelda, et mul võiks äkki olla mingi suur puu ja siis võiks nagu mind huvitaks, et välja tuua nagu seda vana nagu maausku on ju ja kõike seda ja kui on mingi vanaemad ja mingid asjad seal ja mis meie suhtest võiks saada, et ma abiellusin selle peategelasega on ju, et kõik eeldavad, et see tuleb mingi halb suhe, aga et äkki just vastupidi, et mis siis, kui see viikingi tüdruk, kellega ta abiellub, tegelikult toob hoopis teistsuguse küpsuse esile on ju, et kuidas me saime oma selle kaasnäitlejaga nagu justkui seal sellist paari nõustamist teha on ju, et minna ütlema, et mis me arvame, et mis oleks palju ägedam viis, kuidas nagu mingit seda storyline'i edasi viia. Uskumatu. Ja, et see oli väga-väga äge ja ma arvan läbi niimoodi sünnivad palju ägedamad asjad, sest sul on palju hoopis teisi vaatenurgi mõtteid, mis tegelikult peakski ühes ju sarjas või filmis olema, on ju, et kui üks inimene kirjutab, siis see on hästi nagu kõik üheplaaniline, ühesuunaline ühest vaatepunktist on ju, aga et kui on kõigi erinevaid vaatepunkte, siis seal on ka nagu äge, mida nagu vaadata ja konflikte, mis tekivad nende vahel on ju. Et see oli äge. Ja võib-olla sealt oligi, et siis 3. hooajas ma sain igast võitlustseen hakata tegema ja et see oli väga äge, et ma sain seal stuntshedis nii-öelda treenida ja
ja võib-olla oli kõige nagu sihuke sõgedam oligi kogu see jaanipäeva festival, mis meil seal oli, kus sai tantsida ja laulda paljajalu ja puu ümber riitust teha, kus meid siis lõpuks kõrvalküla mingid sõjamehed sisse sadasid ja pidin noaga oma lapsi kaitsma ja siis mind ära rööviti ja siis üle hobuse visati ja kuidas siis ka filmimisel, mis äpardused seal hobuste asjadega juhtusid, on ju, et see oli nagu väga äge, et mulle väga nüüd loodan, et ma varsti saaks midagi teha, mis oleks veel mingi võitluskunsti või asjaga seotud, on ju, et ma mingi hetk käisin siin ka seda Lõuna-India võitluskunsti õppimas Kalaripayatut, mis on väga äge, et see mind väga huvitaks, kui ma saaks veel tegeleda nagu selliste asjadega, et. Väga äge, väga äge. No nüüd sul oli see, ma ei tea, ma enne vaata siis intros ütlesin Hollywoodi, ühesõnaga see sari Witches, Mayfair Witches, yes. Kuidas seal oli nagu nüüd, kui sa seal nüüd said nii ilusti kaasa vikingites rääkida ja kõik saite nii suureks pereks, mis kogemuse sa sealt said? Sest see on ka ikkagi suur sari. Mul juhtus jällegi see, et see oli jällegi Iirimaal filmiti ja väga suur osa meeskonnast oli nagu tuttav. Et sa jällegi, et jälle teie siin, sina jälle mingis paljajalu nõiarollis, et ja seal oli ka väga äge, ma sain seal ju Šoti mägiveise seljas istuda ja ratsutada ja suurt 10 last korraga sünnitada ja mingit šotikeelset unelaulu ühele väiksele beebile laulda ja pulmi pidada ja igast asju teha, et see on väga äge, et mul on kõik niisugust õudselt endale meeldivad igast fantaasiasarjad ja kui ma saan ka looduses olla ja mingeid siukseid asju teha ja seal oli ka ikkagi ka see tõlgendus, mis mina nagu viisin, et kuidas, et milline üks 500-aastane nagu selline jumalus nagu siis nagu on. Et mina leidsin ka, et kui sa 500 aastat. Sina olid siis siuke nagu jumalus. Ja, et kui sa nagu 500, ütleme siuke, mitte nõid, aga selline deiti, ma ei tea, mis eestikeelne vaste on, on ju, et kui sa oled 500 aastat elanud, on ju, et siis ma nagu sealt võtsin oma seda spirituaalse raja nagu konteksti, on ju, et siis ma eeldaks, et seal on mingisugune rahu ja siis ma läksin ka selle showrunneriga rääkima, ta oli mingi, ma olen täpselt sama mõelnud, et kui keegi kuuleks, neil on oma mingi erinevad nõiad, kellel on mingid oskused, et kui keegi kuuleks ta nagu seda sisemist monoloogi, siis see oleks lihtsalt siuke kestev, siuke selline lihtsalt kohalolu rahu, on ju. Et see oli samamoodi äge nagu selle pealt minna ja vaadata ja tegelikult see nüüd läheb meil ju edasi. Okay. Et siis on seal põnev saab, ma ei tea, kas ma tohtisin seda öelda või mitte. Ühesõnaga. Ainult Eesti kuuleb. Ühesõnaga, et see mingi aeg kunagi vast läheb ka edasi ja et siis on põnev ka, kuidas seda nagu, mis sellest kõigest edasi saab. Okay. No sellest me võime äkki natuke rääkida, sa korra mainisid see Eesti film, mis te just käisite tegema, sealt te just tulite, ma mingi paar päeva tagasi lugesin uudist, mingi Henessi on ka ju siin. Et mis te seal filmisite, Leedus käisite vist, kuidas siis nüüd Eesti näitlejatega üle pika aja oli filmida? Tead, kui tore, sest et ma olen ju jäänud ka kuidagi vähemalt oma pea sees nagu selliseks eraldi olevaks, sest et see esimene film täispikk, mis ma pärast kohe teatrikooli lõpetamist tegin Talve, mille eest ma sain ka selle Kulka parima naispeaosatäitja auhinna. Et kõik need nagu auhinnad või tähelepanud sattusid minul olema ju koroona ajale. Et samamoodi see Buffy Black Night Stars, kus muidu käiakse ringi ja suheldakse, see oli koroona ajal, ma mäletan, ma olin oma seal Zoomi kaudu arvutis, et ma nagu ja samamoodi igasugused need toona ka vist see aeg, kui siis olid need mingid EFTA-gaalad või asjad, kus et ma olin siis ära Iirimaal ja nii edasi. Et ma olen nagu enda peases olnud nagu kuidagi eraldi sellest kogu sellest Eesti näitlejate maailmast mingis mõttes. Et siis mul oli nii tore, et ma nüüd sain ka sinna kuidagi nendega sõbraks ja tuttavaks. Meil oli nii äge Leedus, et me veetsime Leedus ülimõnusasti aega ja lisaks kõigele siis saime veel natuke filmiga teha. Just. No väga tore kuulda, et oled ikka Eesti pundis nüüd kambas seal ka, väga lahe. No okei, me peame vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama, vaatan, mis ma lihtsalt intros ütlesin, oli see, et vähemalt mulle on siuke tunne, nüüd veel enam, kui me oleme sinu 1,5 tundi vestelnud, et kõrvalt tundub ju kõik
ma kujutan ette, eestlane eriti näeb neid pealkirju Hollywoodi sarjas, Netflixi sarjas, kõik tundub nagu nii vau ja see ongi meie, nagu sa ütlesid enne, meie väiksest Eestis ongi väga, väga suur saavutus. Aga sina oled selle kõige kohal juures nagu nii kahe jalaga maa peal, nii kohal, nii nagu ma nagu väga imetlen seda ühe sõnaga ja mul oli see tunne enne ja ma sain sellele kinnitust, kuidas see nii on, mis see, kuidas? Saad sa aru, mis ma mõtlen? Ma saan aru, mis sa küsid. Ma ei tea, esimesena tuli see mõte, et me vist hindame seda, mida me väärtustame või? Et ma ei hinda kuulsust ega mingisugust sellist nagu tähelepanu, et ma hindan rahu. Ma hindan kohaloluvõimet. Ja seda mingisugust seesmist kaastunda armastuse suurust. Ja ma arvan, see on see, mille pealt ma nagu oma mingisugust edu või asja nagu hindaks. Et kui ma suudaksin praegu iga päev 1 tunni mediteerida, siis ma arvan, see pakuks mulle palju suuremat uhkust kui mingisugune Hollywoodi seriaal. Ja jah, et ma vist nagu ise vaatan maailma nagu vist selle koha pealt, mis mulle oluline nagu on. Ja need asjad on mulle olulised. See mingi inimlik kontakt ja kuidagi ausaks, tõeliseks jäämine. Ja just see, et mitte nagu lasta uhkusel või vihal või mis kõik need teised 7 surmapattu on nendel nagu endast jagu saada. Mis ma väga tihti küsin siin saates, et alati on ju kõik on nagu, kes siin käivad, on midagi väga hästi teinud ja kuidagi inspireerivad ja igal ühel on kuidagi see läbi tema loo tuleb välja nagu see tema kuidagi mingi võti, et mis ta ise tunneb, mis on selle edu saladuseks siis olnud, et mis sina näed, et mis kõik need teod, mis sa oled teinud, kõik need saavutused, nii välised kui seesmised, mis sina näed, et kui keegi mõtleb ja imetleb praegu sind ja mõtleb, ma tahan ka jõuda nii kaugele, siis mis see eduviti sinu arvates on? No esiteks ma arvan see hirmudega tegelemine, et teha seda, mis tundub hirmus. Ja kuidagi ma arvan avastada ka seda, et mul on just võib-olla heategevusega ka seda õppinud, et tundub, et maailmas nagu need mingid suured ja targad on kusagil, kes nagu mingeid asju teevad aga et olen ka nagu aru saanud läbi igasuguste kogemust, et tegelikult mitte keegi ei tea, mida ta teeb. Kõik lihtsalt nagu on siuksed fake it till you make it ja nagu püüavad kuidagi nagu hämada, et ma nagu I got this under control on ju. Et mul endal on samamoodi, mul pole aimugi, mida ma teen, ei näitlejana, kui ma jõuan võtteplatsile, ei selle heategevusega, ei oma taluga, mitte millegiga on ju. Aga et ka nagu saad aru, et see suur kusagil olengi tegelikult see sama mina on ju. Et tegelikult et ma võingi tegelikult kõike teha, et seda uskuda, siis julgeda teha, et sellest hirmust nagu üle astuda. Ja sellest mugavusest kuidagi välja saada. Ja minu jaoks ikkagi ma arvan, minu kogu see mingi eduvõti või edu saladus ongi vast see sama, et ma ei mõtle ise välja. Mul ei ole mingit plaani, mis must peab pool aasta pärast saama või mis must peab nüüd 2 aasta pärast saama või 5 aasta pärast saama, vaid ma nagu kuulan elu, mida see nagu elu toob. Ja ma kuulan ka seda, kas ma olen nagu praegu õnnelik või ei ole õnnelik, et ma praegu märkan samamoodi, kogu aeg nagu jälgin. Et praegu ma olen liiga palju telefonis, ka oma selle heategevuse töö kõige muu tõttu. Ja ma näen, et see, et ka jälgida, et mis on mu hea päeva retsept on ju, et mu hea päeva retsept on see, kui ma pigem märkan varem, kui ma saan esimesed paar tundi mitte olla telefonis, kui ma saan mediteerida on ju, korralikult süüa, olla ja siis saada aru, et mis on mu halva päeva retsept on ju, et nii kui ma võtan tegelikult, mis tuleb ka tagantjärgi analüüsist on ju, märkamisest, et võid eksida, aga et siis tagantjärgi vähemalt nagu pane kõrva taha, et nii kui ma telefoni tegelikult kohe lahti teen, isegi kui ma mõtlen, et ma ainult selle ühe kiire asja teen ära, siis ma tegelikult juba teen kõiki neid teisi asju, siis juba on tund aega möödas on ju, et et mis need asjad siis nagu tegelikult on. Ja ma arvan, samamoodi on ka jälgida, et mis on minu selle
hea elu retsept ja minu halva elu retsept samamoodi on ju. Et mis mind siis päriselt nagu õnnelikuks teeb ja mis mitte, et ma püüan ka nagu jälgida seda, et ma tahaksin vähem telefonis olla ja tahaksin teha, ma ei tea, nädalavahetused töövabalt ja et kuidagi oma piire jagada ja et kuidagi kuulata enda sees seda, mis nagu rõõmu ja õnne toob. Sest ma usun, et meil igal ühel on õigus olla rõõmus ja teha seda, olla rõõm ja teha seda, mis meid nagu rõõmsaks teeb. Ja siis lihtsalt julgeda neid valikuid teha, isegi kui sa ei tea, kuidas see kõik nagu minema hakkab või kuidas see üldse on võimalik, et ma siin 6 päevaga 24 000 eurot leinan kusagilt on ju lastekodu jaoks, aga et kuidagi mulle tundub minu enda kogemus, puhtalt minu kogemustest, minu enda elu katsete põhjal ütleb, et kui teed seda, mida nagu elu juhatab ja mida enda see seesmine kõige tugevam tunne ütleb, siis against all odds nagu kuidagi kõik nagu alati läheb. Et isegi kui ei meeldi su töö, jumala eest tule töölt ära, ei tea, kuidas järgmine kuu arveid maksad, mega põnev. Proovi, vaata, mis saab nagu. Et noh, tegelikult jällegi ma arvan, alati on mingi maandumisplats kõigil nagu olemas ja lihtsalt julgeda võtta riske oma südame nimel. Ma loodan, et siit kõik said natuke seda sütikut juurde ja seda julgust juurde, et neid otsuseid vastu võtta ja see oli ka hea mõte, väga põnev, et seda päeva ja oma hea päeva ja halva päeva retsepti jälgida. Et muidu jah, see on nagu teoorias ju nagu justkui tead, aga vaata jälgi siis. Et lükkame edasi, võt see võib-olla on veel teine asi, et mäletada oma surelikkust. Mis see ladinakeelne väljad on, et memento morium või et ma arvan, ma kogesin seda esimest korda, kui ma Ugandas ikkagi oma peas olin suremas sellesse malaariasse, õigesse sellesse. Ja siis ikkagi tekib päriselt see arusaam, et mul ei ole igavesti aega, mis ma praegu nagu oma elus siis teinud olen ja mida ma tegelikult tunnen, et mis mul tegemata jäi ja miks ma seda kogu aeg nagu edasi lükkan. Et mina selles mõttes ei pelga seda surelikkuse või surma mõtet. Et pigem ma just ilutasin ka nagu arutasin väga olulise inimesega, et kui sa saaksid praegu teada, et sa oled nagu suremas, et mis sa siis tunneksid, et mis sa tunneksid, mis sul tegelikult tegemata on jäänud ja püüda nagu selle järgi võib-olla elada. Et meil tekib jällegi see mingisugune illusioon sellest, et ma praegu teen need kiired asjad ära, ma homme mediteerin. Ma praegu teen need kõik teised asjad ära, ma hiljem nagu tegelen sellega, mis mu tegelikult hing nagu tahaks väga õudselt teha, sest ma praegu ei ole nagu võimalik, aga et see homne on kogu aeg nagu alati olemas. Aga et see tuleb kuidagi mingisugune illusioon, mis ise tuleb ja mulle tundub, et ta lõhkebki alles siis, kui me sureme. Või kui midagi traagilist peab juhtuma selleks alati. Et tihti inimesed teevad ju need pöördud oma elus on ju, kui on mingisugune traagiline sündmus on ju kas enda või pereliikmega või kusagil mujal. Et mulle tundub, et selle jaoks ka neid traagilisi sündmusi on vaja, et kui sa ise tõesti ei ole suhteline tegema, siis ma usun, et elu lihtsalt peab selle lükke tegema, et sa siis vähemalt sealt saaksid oma selle tõuke. Aga et kui suuta nagu see lülitus või tõuge endale ise igapäevaliselt teha, et siis ei peagi nagu füüsilises maailmas neid asju juhtuma ja me saame nagu need asjad kuidagi oma sees ise selgeks. Et mis siis oleks, kui mul oleks ainult veel aasta või 2 või 5 elada, on ju, mis võibki vabalt ju olla. Et mis ma siis tegelikult teeksin, kas ma siis teeksin seda tööd, mis ma praegu teen, kas ma siis ajaksin seda mingit asjatamist või peaksin seda oluliseks, seda tüli, mis mul praegu on või et jah, ma arvan, see oma surelikkuse meenutamine endale aeg-ajalt, et see automaatne tunne, et aeg on lõpmatult. See peab kuskilt perspektiivi nagu paika äkki jälle. No väga hea. No kus me sind siis saame varsti näha, kus su teed sind praegu veel viivad, räägime tulevikust, nagu sa ütlesid, sa väga suuri plaane ei tee, aga nii palju plaane, kui sul on või millest sa siis unistad kas või? Ega ei olegi muid plaane, kui et 12. september reedel olen siin uues laines, mängin muusikat, siis mõnes kohas võib-olla mängin muusikat veel, vist ei ole veel välja hõigatud need asjad, loodetavasti lähen võib-olla Indiasse reisima jälle, siis lähen vast väljamaale mõneks ajaks filmivõtetele ja
teatrit teen. Mul 29 nüüd äkki või 30 september. Me teeme kinoteatriga üli ägedat projekti niimoodi, et ongi ainult nädal aega proove. Ja siis katsetusi, et mis iganes, mulle õudselt meeldib selline mänguline nagu lähenemine, et lihtsalt vaatame, et kõik mingisugused ideed, mis jällegi tunduvad võib-olla natuke hirmsad ja ebakindlad, mida võib-olla täispikalt lavale ei pane, et kõik need läbi katsetada ja saad võttagi nädal aega, et sul ei ole see lõputu analüüsimine ja muretsemine, et kas nüüd sai õige, vaid et ongi nädal aega, teeme nii nagu tuleb ja vaadata, mis sellest nagu sünnib. Ja meil on väga äge punt koos ja 30, mul on mu kalender on seal mul telefoni nootsides, kui ma septembri lõpus, minust on 30 on meil esikas ja vist 3 päeva äkki kokku mängime või oleneb 2-3 päeva. Et kinoteatri alt ja saab veel teatrit teha üle pika ja mis on väga äge, mille üle ma olen väga elevil. No väga lahe. Kas sul on mõni salaunistus ka, mis sa tahad meile siia välja öelda veel? Kõva häälega on hea välja öelda. Salaunistus. Okei, see ei pea salaunistus. Mul tõesti ei olegi vist mingit sellist unistust. Kõik... Või siis soovi kõigile kuulajatele? Soovi. Otsida tõde. Mis iganes see tõde kellegi jaoks on. Okei. Ma arvan, me saime tegelikult nii palju soovitusi ja nõuandeid ja mõtteid, et see oligi puhtalt formaalne küsimus siia lõppu, et panna punkt. Ja tead, ma nagu mõtlesin Soovitan minge olge vaikuses, lülitage telefon välja nii kauaks kui saate, millal oli viimane, ma käisin juba siin vahepeal 10 päeva vaikuse laagris, ma sain aru, et alates sellest, kui ma olen 17-16 olnud, mis on juba mingi 12 aastat, ma ei ole kindel, kas mul on olnud üle 1 päeva või üle 2 päeva, kus ma absoluutselt olen offline. Et minu arust see on põnev, mida ma tegelikult soovitan, mis on ka mingis mõttes tõe otsimine, et kes ma siis olen, on ju, kui ma tegelikult tõmban ennast välja sellest jälle mingisugusest illusoorsest mullist, on ju, kus ma kogu aeg olen saadaval, et mis tegelikult mu ümber päriselt on ja kui veel keegi julgeb vaikuses lihtsalt olla, on ju, et see on nagu äge, kui endale niimoodi otsa vaadata elule. Väga hea. Aitäh sulle, Henessi. Henessi, sorry, nüüd ütlesin mina valesti. Nagu me ütlesime, Henessi on õige. Me oleme kuulnud igatepidi seda nime. Tegelikult lihtsalt kõrvus läheb ikka valesti. Henessi on õige öelda, nii et aitäh sulle, Henessi. Tõesti väga ilus episood, väga palju sügavaid mõtteid, väga palju mõtlema panevaid mõtteid. Väga palju said ma sinu kohta veel rohkem teada. Väga palju nagu erinevaid nurki tuli veel välja. Nii et aitäh sulle. Denim Dream on pannud väikse kingituse sulle, sest et kuna sa oled siuke hea tegija, siis hea tegijad, nagu sa ise ka ütlesid, et ise kipud natukene ju nagu tahaplaanile jääma, siis ennast tuleb ka hoida. Siin on Placenta Active'i poolt sulle juukseid, sul on ilusad juuksed, need saavad veel tugevamaks. Siis Tamme teetalu on meile tulnud ka kampa ja kuna sa oled suur teejooja, siis kui võib-olla talvel pole oma aiast võtta, siis saad siit, neil on ka kõik oma looduslikud teed. Ja täname siin ka kohe ära Dream Cafe, et kes meile koogikesed on laua peale pannud. Nüüd neid lõpuks sööma hakata. Nüüd saame neid sööma hakata. Ja kõigile kuulajatele ütlemegi aitäh. Võite meie kauplusi külastada. Ma ei tea, kas ma midagi pean veel mainima. Vist ei ole. Kõik sai vist tänatud, on ju? Sind tänasin, kuulaid tänasin, mingi kauplustesse. Uus kaup on kohal, minul ka ilusad Kessi uue kollektsiooni rõivad seljas ja vaadake e-poest ka juba päris palju uut kaupa on sinna tulnud, nii et kuulmiseni. Ja üks asi veel. Minge Little Brits lehele, vaadake veel see lehekülg ka üle, kui te Denim Dreamis ära shopad või jätke üks väike ost tegemata ja võib-olla see, kui minge vaadake Little Brits lehele, annetage sinna, nii et aitäh teile. Nii tore, suur aitäh sulle. Ja, tšau! No matter where you're from, all around the world, it's one unique, one